Aastaid on Iraan varustanud Venemaad relvadega, eriti Shahidi droonidega. Need relvad saabuvad varilaevastiku laevadega, mis liiguvad salajasi marsruute mööda Kaspia merel. Ja nüüd on Ukrainal sellest küllalt. See muutis selle salajase relvatee hiiglaslikuks tulekeraks, korraldades droonirünnakuid Iraani laevade vastu, mis purjetasid Venemaale. Aga see lugu on suurem kui need rünnakud. See, mida me siin näeme, on kahe sõja ühinemine üheks. Venemaa, Iraan, Ukraina ja USA on nüüd seotud konfliktiga, mis hõlmab kogu maailma. Kas me näeme ülemaailmse sõja algust? Võib-olla. Aga alustame rünnakutest. 25. juulil Ukraina vallandas Kaspia merel seilavate laevade vastu rünnakulaine. Pealtnäha nägid need laevad välja nagu tavalised kaubalaevad. Tegelikult need seda ei olnud. Need laevad kuulusid varilaevastikku, mida Venemaa ja Iraan on kasutanud relvade ja nafta transportimiseks omavahel. Ukraina jaoks on see olukord, mida enam ei saa taluda. Relvi, mida Venemaa on saanud. Sealhulgas droone ja rakette on liiga kaua kasutatud Ukraina linnade ründamiseks ja Ukraina tsiviilisikute tapmiseks. Seega Ukraina otsustas midagi ette võtta. Ja Ukraina ei pelga maailmale oma tulemusi näidata. Oma ametlikul Telegrami kontol teatas Ukraina president Volodymyr Zelenski maailmale neist rünnakutest. Meil on väga head tulemused kaugmaa rünnakutest Kaspia merel. Eelkõige puudutab see laevu, mis olid seotud sõjalise kauba vedamisega Iraaniga ning üht sõjalaeva. Zelenski ütles seda oma avalduses. Samuti kirjeldas ta rünnakuid Tšumeeni naftatöötlemistehasele Jekaterinburgis, lööki kütuse ja määrdainete laole Rostovis Tooni ääres ning droonirünnakut ettevõttele Kirovis. See ettevõte toodab komponente relvadele, mida Venemaa kasutab Ukraina ründamiseks. Viimane rünnak viidi läbi umbes 1200 kilomeetri kaugusel, ütles Zelenski, mis näitab, kui sügavale Ukraina rünnakud nüüd ulatuvad. Kuid just Iraani laevad on siin tähelepanu keskpunktis. Ukraina on nüüd rünnanud teist riiki peale Venemaa. See on märkimisväärne, sest see tähendab, et kaks eraldi sõda on nüüd ühinenud üheks ning see avab ukse ülemaailmsele konfliktile. Rünnakute kaadrid on paljastavad. Ukraina on nüüd tabanud 3 alust Kaspia merel, millest vähemalt 2 vedasid relvi Iraanist. Need laevad, Big A ja Portolja 2, võivad küll kanda Vene lippu, kuid need olid täidetud Iraani varustusega. Ja sisuliselt olid Iraanile ja tema püüdlustele oma kiratsevat majandust käigus hoida sama olulised kui Venemaale ja tema soovile jätkata pidevat Ukraina pommitamist. Nendele laevadele ei näidatud mingit halastust. Suured suitsupilved ja tohutud tulekahjud näitavad, et Ukraina ei tahtnud neid lihtsalt rivist välja lüüa, vaid tahtis need põhja lasta. See on eskalatsioon, mida Kaspia merel pole varem nähtud ja sellel on tohutud tagajärjed. See, mida me siin näeme, on Ukraina suur hoiatus Iraanile. Aastaid on Iraani režiim teinud koostööd Putiniga. Lisaks Shahedi droonidele sõlmisid Iraan ja Venemaa 2025 aasta lõpus koostöölepingu, mis näitas selgelt, et need 2 riiki süvendavad oma suhteid. Ukraina jaoks olid sõjad juba kokku sulandunud. Iraan võid küll võidelda USA-ga Pärsia lahes ja Venemaa võib Ukraina enda territooriumil Ukrainat rünnata, kuid nende 2 koostöö tähendab, et sõda on juba ülemaailmne. Nagu Zelenski välja toob, on Venemaa andnud Iraanile satelliidifotosid, mida kasutatakse rünnakutes USA baaside ja Ameerika liitlaste vastu Pärsia lahe piirkonnas. Alates juuli algusest oleme registreerinud aktiivset Venemaa satelliitluuret laheriikide ja seal asuvate USA sõjaväebaaside üle. Need pildid jõuavad hiljem Iraani. Zelenski teatas sellest oma 25. juuli õhtuses pöördumises Ukraina rahva poole ja lisas, on selge seos Venemaa satelliidipiltide ja Iraani rünnakute vahel nende objektide suhtes. Nii enne rünnakuid, nende ettevalmistamisel kui ka pärast, et hinnata tekitatud kahju. Ainult 19. ja 20. juulil sattusid 4 õhupäebaasi Venemaa satelliitide huviorbiiti. 2 Bahreinis, 1 Jordaanias ja 1 Kuveidis. Nii et Ukraina põhjendus on selge. Iraan oli juba kaasatud ja Ukraina on otsustanud varilaevastiku laevad tulega vastu võtta. Me uurime neid põhjendusi hiljem põhjalikumalt, aga mis on huvitav Zelenski avalduse juures siin, on see, et ta saadab sõnumi mitte Iraanile ega isegi Venemaale, vaid Ameerika Ühendriikidele. Ukraina annab USA-le ühemõtteliselt teada, et sõda Iraani vastu on tegelikult võitlus kogu lääne ja selle väärtuste kaitsmiseks riikide eest, kes soovivad neid hävitada. Nendel rünnakutel on šokiefekt, mis on kajanud läbi Valge Maja koridoride. Seda ütleb Joe Barnes, kes on ajalehe The Telegraph diplomaatia toimetaja.
Barnes märgib, et Iraani kaubalaevad Kaspia merel ei tundu olevat Ukrainale ilmsed sihtmärgid, kuid neid laevu rünnates ja tehes avalduse, mida me varem jagasime, rõhutab Zelenskõi Trumpi administratsiooni silmis Iraani ja Venemaa liidu olemust. Ukraina eesmärk on need kaks konflikti omavahel siduda ja nii toimides võib see anda võimaluse julgustada USA-d pakkuma Ukrainale rohkem toetust, kui ta end Venemaa vastu kaitseb. Lõppude lõpuks väidab Ukraina, et need kaks sõda on juba võidetud. Aidake Ukrainal Venemaad lüüa ja Iraan nõrgeneb oluliselt. See on sõnum, mida edastatakse USA-le. Tõenäoliselt ei ole juhus, et Ukraina rünnakud Iraani laevade vastu toimusid vahetult enne Volodõmõr Zelenskõi saabumist USA-sse. 28. juulil kohtumistele USA presidendi Donald Trumpiga, tema meeskonnaga ja nendega, keda Zelenskõi nimetab meie kaitset toetada suutvateks inimesteks. X-i postituses, millega ta teatas oma saabumisest USA-sse, ütles Zelenskõi: meie prioriteet number 1 on ballistiliste rakettide vastane kaitse ja strateegiline koostöö Ameerikaga. Rahu tuleb lähemale tuua. Mis oleks parem viis selle koostöö soodustamiseks, kui näidata Trumpi administratsioonile, et kaks näiliselt eraldiseisvat vaenlast on tegelikult üks ühine vaenlane? Mis puudutab Iraani, siis selle režiim on vihane. Pärast Ukraina lööke Kaspia merel pöördus Iraani välisminister Abbas Araghchi sotsiaalmeediasse, et Ukraina vastu protesteerida. Zelenskõi ründas Iraani kaubalaeva, tappes ühe meremehe. See on räige ÜRO põhikirja rikkumine, mis tehti Iisraeli palvel, et tõmmata Euroopa oma sõtta, kuulutas Araghchi. Enne kui ta kuulutas, et Iraan on selgelt öelnud, et see, mida Kiievi priileivasööja tegi, ei saa jääda vastuseta. Teisisõnu, Iraan plaanib mingisugust vastust. Mis see vastus täpselt on, jääb veel näha. Araghchi sõnad on ebamäärased, tõenäoliselt meelega. Ja Iraani käed on seotud ka võitlusega USA vastu Pärsia lahe piirkonnas. Oma poolt on Ukraina Iraani ähvarduse tagasi lükanud ja kinnitanud veelgi oma seisukohta, et need rünnakud kaubalaevade vastu olid 100% õigustatud. Ukraina välisminister Andriy Sõbõha andis Iraanile täpselt teada, millisel seisukohal Ukraina on, kui ta 27. juuli X-postituses ütles: Iraani ähvardused on põhjendamatud ja alusetud. Teherani režiim on otsene kaasosaline Venemaa agressioonis Ukraina vastu, varustades Moskvat relvadega, mis on alates 2022 aastast kapnud ukrainlasi ja toetanud Moskva kuritegelikku sõda. Sõbõha lisab, et Iraanil ei ole mingit õigust selles olukorras ohvrit mängida, rääkimata ÜRO meetmetega Ukraina ähvardamisest. Jällegi taandub kõik Ukraina peamisele seisukohale. Iraan on olnud koos Venemaaga selles sõjas osaline algusest peale. Ukraina näitas Iraanile lihtsalt, miks see on väga halb mõte. Pinged on tõusnud ettenägematule tasemele. Mõlemad sõjad, nii Ukrainas kui Iraanis, milles on juba kaasatud kümneid riike, kas abi andes või rünnakutest otseselt mõjutatuna, on just eskaleerunud. See, mis järgmisena juhtub, võib olla kogu maailma sündmuste käigu jaoks väga oluline. Aga enne kui me sellesse süveneme, samuti sellesse, mida Ukraina tegi ja miks ta neid laevu ründas, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Me teeme seda saadet, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Nii et kindlasti telli meie kanal ja lülita märguanded sisse, et näha rohkem meie videoid. Enne kui me süveneme sellesse, mida see kõik tuleviku jaoks tähendab, on üks küsimus, millele tuleb vastata. Kuidas suutis Ukraina üldse rünnata varilaevastiku kaubalaevu Kaspia merel? Lõppude lõpuks vihjab juba nimi varilaevastik. Need laevad peaksid olema varjatud. Nad lülitavad transponderid välja ja liiguvad salajasi marsruute mööda just selleks, et midagi sellist ei juhtuks. Me oleme sama palju üllatunud, et Ukraina suutis sellise rünnaku läbi viia. Kuidas see juhtus? Taandub luurevõrgustiku ja varustuse geniaalsele kasutamisele, mis võimaldab Ukrainal jälgida varilaevastiku laevu, kui need Kaspia merel liiguvad. Luurevaldkonnas on Ukraina osa War and Sanctions projektist, mis on sisuliselt tohutu sihtmärkide andmebaas, mis on tuvastatud kui osa Venemaa agressioonikampaaniast Ukraina vastu. See andmebaas koondab avatud allikate andmeid, Ukraina partneritelt saadud teavet sanktsioneeritud laevade kohta, satelliidipilte ja palju muud, et anda Ukrainale nimekiri võimalikest sihtmärkidest, mida rünnata. Nii Big A kui ka Port Olja 2 on selles andmebaasis olemas. Sa võid neid ise otsida ja leiad infot laevade kohta ning põhjendused, miks nad on sihtmärgid, nimekirja sadamatest, mida nad on külastanud ja isegi teavet lippude kohta, mille all nad sõidavad, et püüda varjatuks jääda. Nii et Ukraina teadis, mida ta tahtis rünnata. Aga Ukraina pidi ikkagi need kahtlased laevad Kaspia merel üles leidma, kui nad seal sõitsid. Mis siin võis juhtuda, on see, et Ukraina ühendas kogu juba kogutud info spetsiaalse sünteetilise apertuuriga radariga, mille ta sai Soomest. Selle radari rahastasid Ukraina inimesed ühisrahastuse teel juba 2022 aasta juunis. Nad kogusid 3 päevaga üle kavandatud $13 miljoni. Algselt selleks, et osta Bayraktari droone Türgist. Kui Türgi sellest kuulis, annetasid nad droonid Ukrainale. Nii et $18 miljonit jäi sisuliselt luuresatelliidi ostmiseks, mida Ukraina saab kasutada sihtmärkide liikumise jälgimiseks.
see geniaalne seade saadab radari energiat maapinnale 500 kilomeetri kauguselt ja kasutab tagasi saadud signaali, et luua pilt sellest, mida ta näeb. Pilved, pimedus ja ilm ei mõjuta radarit. Ning selle abil saab Ukraina 6 korda kiiremini pilte sellest, mis on maapinnal või antud juhul Kaspia merel, kui teistest allikatest. Nii et tõenäoliselt juhtus siin see, et satelliidipildid andsid Ukrainale vihje, et 2 Iraani kaubalaeva asusid Iraanist teele läbi Kaspia mere. Seejärel kasutas Ukraina oma radareid nende laevade jälgimiseks, mis omakorda võimaldas neil määrata droonide kursi, et need lendaksid sadu kilomeetreid ja need alused hävitaksid. Mis puudutab droone, siis tundub, et Ukraina kasutas selleks Ljotšit. Üks tuntumaid kaugmaadroone, mille Ukraina on välja töötanud, Ljotši, on juba aastaid endale nime teinud. Üle 1000 kilomeetri ulatuva lennukauguse ja kuni 75-kiloste laengute kandmise võimega on sellel droonil piisavalt ulatust ja tulejõudu, et jõuda Kaspia mereni ning teha auke igasse laeva, mis üritab sealt läbi sõita. Arvatakse, et Ljotšil on ka tehisintellekti kasutav navigatsioonisüsteem, mis teeb selle elektroonilise sõjapidamise seadmete jaoks palju raskemini eksiteele juhitavaks. Ja huvitav arenguna on Ukraina kohandanud selle drooni tiibrakettide kandjaks. See on 21. juuli 2024 aasta United Media raporti kohaselt, mis ütleb, et Ukraina esitles hiljuti Ljotši versiooni, mis suudab kanda 4 kompaktset õhust lastavat tiibraketti, põhimõtteliselt muutes drooni mehitamata pommitajaks. See ei olnud Ljotši versioon, mida kasutati Iraani ja Venemaa laevade vastu. Kahju tekitasid kamikaatsedroonid, aga huvitav on näha, mida Ukrainal on varuks oma sõja tulevikuks Venemaa vastu ja mis näib nüüd kujunevat kasvavaks konfliktiks Iraaniga. Tulevikust rääkides on nüüd suur küsimus, kas Ukraina õigustus oma Kaspia mere rünnakule on piisav, et vältida konflikti Iraaniga, või kas Iraan kavatseb oma kättemaksuähvardused ka tegelikult ellu viia. Me teame, miks Ukraina seda tegi. Iraani ja Venemaa vaheline varustustee on hästi välja kujunenud ning Kaspia meri on see koht, kust enamik Iraanist Venemaale suunduvaid droone läbi liigub. Sõnum saadeti edasi. Meri ei ole enam varilaevastiku laevade jaoks turvaline. Ukraina tahab sundida Iraani arvestama riskiga, mis kaasneb Venemaaga koostöö tegemisel. Võib-olla eesmärgiga katkestada 2 riigi vaheline side või vähemalt kahjustada seda piisavalt, et sundida Iraani oma toetust vähendama. Kuid tuleb arvestada ka ajastust, nagu me varem mainisime. Ukraina rünnak toimub ajal, mil USA ja Ukraina suhted on ilmselt tugevamad kui kunagi varem Trumpi teisel ametiajal. Lisaks sai Ukraina siin veel kord Vene varilaevastikku rünnata. See on olnud Ukraina selgeks fookuseks viimase kuu jooksul, kuna droonirünnakute laine Mustal merel ja Aasovi merel on hävitanud peaaegu 200 kütusetankerit, kaubalaeva ja puksiiri nendes 2 meres. Ukraina peab tõenäoliselt seda, mida ta Kaspia merel tegi, pigem Ukraina sõja jätkuks kui uueks rindeks, mis ühendab 2 eraldi sõda. Kuid Iraan võib seda teisiti näha ja just sellepärast võimegi peagi näha, kuidas piirkondlikud konfliktid paisuvad palju laiemaks sõjaks. Iraani jaoks ei ole Ukraina poolt hävitatud varilaevastiku laevad lihtsalt tavalised kaubalaevad, mida saab kergesti asendada. Mõlemad vedasid relvi, mida Iraan peab saama Venemaale müüa, et toetada oma vaevlevat majandust. Kaspia meri on Iraani jaoks elutähtis, kui ta püüab üle elada USA pommirünnakuid ja Hormuzi väina blokaade, mille eesmärk on Iraani majandust halvata. Kuigi Ameerika rünnakud Iraanis pälvivad palju tähelepanu, teeb tegeliku kahju hoopis Iraani enda naftaekspordi piiramine, mis võib sundida riigi režiimi Ameerika survele järele andma. Operatsiooni eepiline raev ajal USA väitis, et Hormuzis loodud vastublokaad maksab Iraanile $500 miljonit päevas. 5. juunil teatas Al Jazeera, et Iraan ekspordib vähem kui 1/6 sellest naftast, mida ta müüs enne sõda USA-ga. Riigi toornafta eksport on nüüd madalaimal tasemel viimase 6 aasta jooksul ning see on jätnud Iraani majandusse peaaegu $6 miljardi suuruse musta augu. Iran International tuub välja midagi sarnast Iraani naftavälise kaubanduse kohta. Märgib, et Iraan on lõpuks Hormuzi blokaadide suurim kaotaja. Väljaanne toob näiteks naftavälise kaubanduse Hiinaga, mis oli 2026 aasta märtsist juunini $30 miljonit. See on 75% vähem kui samal perioodil 2025 aastal. Millele registreeriti $3,3 miljardit. Iraan on kaotanud ka kaubanduses oma Pärsia lahe naabritega. 2025 aastal moodustas kaubandus nende naabritega 51% Iraani kogu naftavälisest müügist. Nüüd praktiliselt kaubandus puudub. Need Pärsia lahe naabrid ei kavatse Iraanilt midagi osta, kui Iraan sihib meid aktiivselt droonide ja rakettidega. Meie mõte siin on, et Iraan on tõsistes majanduslikes raskustes. Kaubandus Venemaaga Kaspia mere kaudu oli üks väheseid majanduslikke päästerõngaid, mis Iraanil oli, kui ta kannatab tohutu surve all, mille on põhjustanud tema sõda USA-ga. Ukraina muutis selle päästerõnga kasutamise palju ohtlikumaks. See on kasulik USA-le, kes on rõõmus, kui Iraan kaotab veelgi rohkem raha.
Kuid Iraani jaoks võib Kaspia merel juhtunu ajendada juba niigi meeleheitel riiki tegema midagi hullumeelset, ründama Ukrainat otse. Nii hullumeelsena kui see ka ei kõla, on selline rünnak teoreetiliselt võimalik. See ei hõlma vägesid. Iraan ei hakka saatma sõdureid Venemaale, eriti kui tal on neid sõdureid kodumaal vaja, et kaitsta end võimaliku USA maismaa sissetungi eest. Kuid Iraanil on olemas ballistilised raketid ja nagu 26. juuni Ace Paperi artiklis öeldi, režiim kaalub kättemaksu raketirünnakut Ukraina vastu vastuseks sellele, mis juhtus Kaspia merel. Väljaanne vahendab Babak Tahavi kommentaare, kes on Iraani sõjandusalane ajakirjanik. Kuigi Iraani revolutsioonilise kaardiväe korpuse õhu- ja kosmosejõud ei ole ametlikku avaldust teinud, on nad väidetavalt andnud mitmele parlamendiliikmele ja režiimile lähedastele ajakirjanikele teada, et kaalutakse vastuseks ballistilist raketirünnakut strateegilise sihtmärgi pihta Kiievis. Tagavi ütles ajalehele iPaper, lisades, et kogu selle mitteametlikuna hoidmine annaks sellisele rünnakule ka usutava eitamise võimaluse. Lõppude lõpuks kasutab Venemaa juba Iraani rakette. Iraan väidaks lihtsalt, et rünnaku viis läbi Venemaa, mitte Iraan ise. Režiimil on ka raketid, mis ulatuksid Ukrainani, kuigi selleks peaksid nad läbima tohutuid vahemaid. Gada, Sakil ja Imad arvatakse kõik omavat umbes 2000 kilomeetri ulatust. Kusjuures Qasem Shah suudab väidetavalt lennata kuni 4000 kilomeetrit. Tulemas on rünnak. Tõenäoliselt on see viimane rakett, mida Iraan kasutab. Iraanil on Qasem Shahi 2000 kilomeetrine versioon, mis kannab 1500 kilogrammist lõhkepead. Tõenäoliselt on selle 4000 kilomeetrise variandi lõhkepea väiksem, mis võimaldab pikemat lennuulatust. Kui Iraan laseb mõne neist rakettidest Ukraina pihta, 2 sõjast saaks 1. USA olles sellisest jultunud rünnakust šokeeritud ja juba niigi mures, et Iraan üritab arendada tuumarelvi, mida võiks ühele neist rakettidest paigaldada, oleks sunnitud tegutsema. Järgiksid täiendavad rünnakud Iraani vastu ning Ukraina võiks lõpuks saada suuremat abi, mida ta soovib oma võitluse jätkamiseks Venemaaga. Iraani nii otsene rünnak Ukraina vastu võiks samuti potentsiaalselt sillutada teed sellele, et Vene väed või varustus liiguksid Iraani, et aidata kaitsta riiki USA vastu. 2 konflikti, mis on alati olnud omavahel mõnevõrra seotud, saaksid osaks samast sõjast. Ülemaailmsest sõjast. Sõda, mis algab 4 riigiga, kuid võib kasvada nii suureks, et haarab endasse Pärsia lahe piirkonna, Euroopa ja paljud teised maailma osad. Venemaa ei õpi oma vigadest. Taas on Putin andnud käsu oma vägedel marssida Slovjanskisse. See asula on tõeline põrgu. Surmatsoon. See on koht, kuhu Vene sõdurid lähevad surema, kui nende juht käsib neil end vastu linna surnuks joosta, mis kunagi ei maga. Ja see juhtus jälle. Ukraina seadis lõksu. Venemaa arvas, et nad murdsid läbi Slovjanski rindejoonest, kuid siis lõks sulgus. Ukraina purustas iga Vene sõduri, kellele anti käsk otse põrgusse tormata. Venemaa Slovjanski katastroof algas järjekordse pealetungiga. 1. augustist 2. augustini alustas Venemaa rida pealetungioperatsioone Slovjanski suunal, toetudes tugevalt varasematele edusammudele, et moodustada Slovjanski suunal omamoodi eend. Rünnak ei paista olevat olnud suunatud linna enda vastu. Lahingukaardid näitavad, et see pealetung leidis tõenäoliselt aset umbes 15 kilomeetri kaugusel Slovjanskist. Kuid see vahemaa on oluline. See tähendab, et Venemaa on asetanud Slovjanski suurtükiväe laskekaugusesse ning samuti tähendab see, et Venemaa saab kasutada oma FPV droone linna ründamiseks ja püüda luua omaenda tapatsooni otse asula piiride taha. Nii et Vene strateegia oli lihtne. Tugineda juba loodud eendile ja püüda edasi liikuda omaenda FPV droonide katte all. Eend on sõna, mida kasutatakse iga sõjalise positsiooni kirjeldamiseks, mis ulatub vastase territooriumile, ja see oli Vene rünnaku võti. Kaliniki piirkonnas loodud eend surub end Slovjanski ümbruse halli tsooni, kus nii Vene infiltratsiooniüksused kui ka Ukraina üksused on positsioonid sisse võtnud. Keegi ei hõiva tegelikult neid halli tsoone. Need tsoonid ulatuvad mitme kilomeetri kaugusele ja just seal toimub suurem osa lahingutest. Kuid mitte sellisel viisil, nagu võiks arvata. Ei toimu suuri rindepealetunge ega ulatuslikke mehhaniseeritud rünnakuid. Tavaliselt juhtub nii, et Vene üksused imbuvad sisse ja Ukraina üksused viivad läbi otsingu ja hävitusoperatsioone. Droonid on kõikjal ja just ühte neist hallidest tsoonidest oli Venemaa rajanud väljaulatuva positsiooni Slovjanski suunas. Ühelt poolt oli see väljaulatuv positsioon Venemaa jaoks hea asi. See kujutas endast lõhet rindejoonel, mida Venemaa sai ära kasutada. See kulges mööda maanteed ja võimaldas neil liikuda edasi-tagasi mööda metsastatud maa-ala Slovjanskist väljaspool, pakkudes head varjet. See aitab logistikat. See tähendab, et Venemaa saab viia sõdureid ja varustust rindele lähemale, enne kui mõlemad peavad sisenema hallidesse tsoonidesse, et üritada rünnakuid Slovjanskile. Väljaulatuvast osast saavad Vene infiltraatorid justkui hajuda halli tsooni territooriumile,
kus nad üritavad rajada sillapead, kuhu teised väed järgivad, laiendades seeläbi väljaulatuvat osa ja lüües rindeliinidesse suurema augu. Seda Venemaa üritas Slovjanski lähedal. Kuid samas oli mängus ka teine aspekt. Väljaulatuv osa oli küll oluline, aga see tähendas ka seda, et Venemaa kontrollis vaid 2 kilomeetri laiust ala, mida mööda pidid liikuma kõik sõdurid ja järelvarustus. see ala oli Ukraina droonide ja suurtükiväe tuleulatuses. Lisaks kaasnevad selle väljaulatuva osaga ka muud probleemid. Venemaa väed olid rindest läbi murdnud, kuid see tähendab ka seda, et Venemaa väed, kes liiguvad selles väljaulatuses, on 3 küljest ümber piiratud. Kõik, mida Ukraina peab tegema, et jälgida Venemaa liikumisi selles väljaulatuses, on saata välja osa oma luuredroonide leegionidest. Varje võiks aidata Putini sõdureid, kuid mitte kauaks. Silmad taevas jälgisid alati ja registreerisid, kuidas Venemaa üritas selle väljaulatuse kaudu Slovjanski rünnakuks valmistuda. Ukraina jätkas jälgimist, see ootas täiuslikku võimalust. Siis Ukraina lõi vastu. Sõjauuringute instituut ehk ISV annab meile olemasolevad üksikasjad. Ukraina alustas Slovjanski piirkonnas jõhkrat vasturünnakut, mis oli tõenäoliselt suunatud Eendile ja Vene vägedele, kes üritasid lahinguvälja Eendist edasi tungida. See vasturünnak toimus Rõõ Aleksandrivka lähedal ning Vene sõjablogijad on selle toimumist kinnitanud, teatab ISV. Tulemuseks oli Slovjanski pealetungi täielik purustamine, mida Vene väed olid ette valmistamas. Ukraina vasturünnaku lõpuks tõrjuti Venemaa hallist tsoonist tagasi, saavutamata mingit edu ja tõenäoliselt kaotades osa oma infiltratsiooniüksustest. Eendiga seotud pealetungikatse pidurdati ning Venemaa sai rängalt lüüa. See Eendiga seotud pealetungikatse oli tegelikult üks muljetavaldavamaid näiteid Vene edasiliikumisest, mida oleme viimastel aastatel näinud. Siin on muljetavaldav suhteline mõiste. Siiski suutsid Vene väed umbes 2 nädalaga Slovjanski suunas edasi liikuda umbes 6 kilomeetrit, mis on edasiliikumise tempo, mis ületab kaugelt kõike muud, mis viimastel kuudel rindel toimunud on. See pole küll suur saavutus. Ükski Venemaa praegustest edasiliikumistest ei ole, kuid sellest piisas, et luua võimalus rünnakuks. Ja Venemaa püüdis seda võimalust ära kasutada. Ukraina peatas Putini sõdurid nende edasiliikumisel, meelitas nad nende endi loodud lõksu ja ründas seejärel väljaulatuvat rinnet. Venemaa ei võtnud taas kord Slovjanski õppetunnist õppust. See asula koos kõige ümbritsevaga on Venemaa vägede jaoks täielik põrgu. Ometi üritavad nad edasi tungida. Putin nõuab seda. Kuid isegi Venemaa meeleheitlikud katsed kasutada liukpomme Slovjanski olukorra muutmiseks ei toimi nii, nagu Kreml ootas. Slovjansk on olnud sihtmärk juba pikka aega. 30. märtsil teatas Ukraina uus hääl, et Venemaa suur kevadine pealetung, mis pidi looma aluse Donetski kokkuvarisemiseks hiljem 2026 aastal, oli Slovjanski lähedal seisma jäänud. Venemaa on üritanud idast edasi tungida, kuid on sattunud vastu tohutut Ukraina tapatsooni, mis on täis kaevikuid, okastraati ja näiliselt lõputut droonide varu. See olukord jättis Venemaale ainult ühe võimaluse rünnata Slovjanski Kramatorski linnapiirkonda. Mis pidi olema rünnak kõigist suundadest sellele piirkonnale, oli taandunud Venemaa 3. ühendvägede armee kahuriliha lihtsalt tapatsooni viskamiseks. Toetavat tegevust külgedelt ei olnud ja siiani ei ole, nagu näeme väljaulatuvast piirkonnast, mis oli Ukrainast igast küljest ümber piiratud. Tollased analüütikud ütlesid, et Venemaa otsus üritada edeneda ilma toetava tegevuseta külgedelt toob kaasa äärmiselt suured kaotused väga väikese kasu nimel. Need analüütikud olid täpselt täppi. 1. juuliks oli strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus ehk CSIS kogunud piisavalt andmeid, et näidata, kui haletsusväärne oli Venemaa edenemise tempo selle strateegiaga. Väljaanne märkis, et ajavahemikus detsember 2025 kuni juuni 2026 on Vene väed Slovjanski suunal edasi liikunud vaid 15 kilomeetrit, saavutades päevas keskmiselt umbes 90 meetrit edenemist. Sa ei pea olema Usain Bolt, et joostes see vahemaa umbes 10 või 15 sekundiga läbida. Kuid Venemaal kulus selleks terve päev, et sellise vahemaa võrra edasi liikuda. Ja seda enam kui 6 järjestikuse kuu jooksul. Ja isegi siis jäid Venemaa väed Slovjanski linnast veel umbes 20 kilomeetri kaugusele ida poole. Selle edenemistempo põhjal kuluks Venemaal veel 222 päeva, et jõuda linna äärealadele. Teisisõnu, alles 2027. Aasta alguseks oleks Venemaa olukorras, kus ta saaks tegelikult proovida tõelist rünnakut. Ja iga kord, kui näeme midagi sellist, nagu juhtus augusti alguses, saavad Venemaa väed tagasilöögi. Sõjaline analüütik Clement Molin võttis olukorra Slovjanski lähistel ja suurel osal rindest hästi kokku. 31. juuli postituses X-is, kus ta ütles, et Ida-Ukraina põllud hakkavad meenutama malelauda. Kaevikud on kõikjal, koos teiste kindlustustega, mis on sisuliselt jaganud Slovjanski ümbruse territooriumi eraldi ruutudeks, mille Ukraina on muutnud droonidest kubisevateks tapmisaladeks. Ainult 2026 aastal on Ukraina kaevanud üle 3800 kilomeetri selliseid kaevikuid ja tõenäoliselt kaevatakse neid veelgi.
iga kaevik on rajatud selleks, et takistada Venemaal tankide ja soomukitega edasi liikumast. Sõdurid peavad jalgsi sisse imbuma ning nad peavad nendes kaevikutes orienteeruma, et jõuda sinna, kuhu neil on kästud minna. Ukraina on loonud kaitsjate malelaua. Iga ruut on täis droone, mis ründavad kõiki nähtavaid Vene sõdureid. Me eeldame, et seal on ka teisi kaitsevahendeid, näiteks suurtükivägi, mis avab tule, kui Vene sõdurid on kaevikute abil õigesse kohta juhitud, ning otsimis- ja hävitusüksused, kes on pidevalt jahil. See on olukord, mille Ukraina on loonud Slovjanski lähistel. Lõks lõksu järel, ikka ja jälle. Ja kõik, mida Venemaa väed teha saavad, on komistada ühest lõksust teise. Pärast viimaste pealetungikatsete ebaõnnestumist on Venemaa sunnitud toetuma vanale ja järele proovitud strateegiale, et püüda luua endale soodsamaid tingimusi. Liugpomme lastakse massiliselt välja. Seda teatab ISW, kes vahendab Slovjanski sõjaväe administratsiooni juhi Vadim Ljaki kommentaare, kelle sõnul korraldas Venemaa 2. augusti hommikul Slovjanski vastu FAB 250 liugpommi rünnaku. Tõenäoliselt selleks, et toetada rünnakukatset, mille Ukraina vasturünnak nurjas. See ei ole Venemaa jaoks uus strateegia. Libise pommide kasutamine ei ole seotud ainult lahinguvälja kujundamisega. Venemaa soovib nende relvadega tekitada võimalikult palju kaost ning on valmis selle nimel ka tsiviilisikuid tapma. Vaid umbes nädal enne Venemaa rünnaku läbikukkumist teatas RBC Ukraina, et Venemaa korraldas 24 tunni jooksul 24. juuli seisuga 3 libise pommi rünnakut Slovjanskile, vigastades selle käigus 16 inimest. Vigastatute seas oli ka laps. Ja just see ongi Putini ja tema armee eesmärk. Kui nad ei suuda maapinnal edasi liikuda, siis terroriseerivad nad õhust. Ausalt öeldes tundub, et see on ainus tõeliselt tõhus strateegia, mis Venemaal veel alles on. Kuid liugpommid ei aidanud Venemaa maavägesid 1. ja 2. augustil. Ukraina hävitas need väed, nüristas endi ja sundis Venemaa uuesti plaane tegema. On praeguseks selge, et iga rünnak Slovjanski vastu tähendab Venemaa vägedele surma. Seega tuleb küsida, miks Putin neid rünnakuid ikka ja jälle käsib. Sellele küsimusele on hea vastus, mille avaldame kohe varsti. Aga enne seda tuletame meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu ja teavitused sisse lülitada, et ei jääks ühestki meie videost ilma. Slovjansk on oluline lihtsal põhjusel. See on osa Donetski kindlustuste vööndist, mille Venemaa peab hävitama, kui ta tahab vallutada Donetski ja seeläbi laiema Donbassi piirkonna, mida Putin on ihaldanud alates oma agressioonikampaania alustamisest 2014 aastal. See vöönd koosneb 4 linnast, mis paiknevad 50-kilomeetrisel joonel mööda H20 maanteed Donetskis. Enne kui Putin alustas oma sissetungi, elas neis 4 linnas kokku 380 000 inimest, kusjuures Slovjansk oli neist suurim. Sõjaeelne elanikkond 105 000. Teatab ISV. Ukraina on neid 4 linna kindlustanud juba üle 10 aasta, alates sellest ajast, kui Putin alustas oma agressioonikampaaniat. 2014 aastal igaüks neist on nii tugevalt kindlustatud, et selle kindlusvöö vallutamine saab olema palju raskem kui ükski muu strateegiline edu, mille Venemaa on saavutanud pärast oma esialgset pealetungi. 2022 aasta veebruaris ja märtsis kokku on kindlusvöö piirkond üle 7 korra suurem kui Pokrovsk, mille vallutamiseks kulus Venemaal üle aasta ja umbes 4 korda suurem kui Bahmut. Selle lahing soals üks verisemaid, mida oleme seni sõja jooksul näinud. Lisaks sellele täidab Slovjansk Venemaa jaoks nii sümboolset kui ka strateegilist rolli. Just selles linnas suutis Vladimir Putin 2014 aastal luua oma esimese venemeelse tugipunkti, teatab TW. Kohalikud separatistid suutsid 2014 aastal isegi lühiajaliselt võtta Slovjanski kontrolli alla Venemaa luure abiga. Vladimir Putini jaoks on Slovjansk tõestuseks tema pidevatele väidetele, et venelased ja ukrainlased on üks rahvas ning et Ukraina soovib saada Venemaa osaks, kuid ainult Kiievi režiim takistab seda. Slovjanski vallutamine tähendaks töö lõpetamist, mille Venemaa alustas enam kui 10 aastat tagasi. Sõja laiemas kontekstis, mis on kestnud 4,5 aastat ning mis ise lükkab ümber kõik Vladimir Putini sümboolsed väited, pakub Slovjansk ka juurdepääsu maanteele M03. See maantee ühendab Kiievit Harkiviga ning sealt edasi Donetskiga ja lõpuks Venemaa Rostovi oblastiga Dooni ääres. Kui Venemaa suudab selle maantee üle kontrolli saada, võib ta katkestada Ukraina ligipääsu riigi loodeosale, jättes Slovjanski isoleerituks ja takistades Ukrainal selle maantee kaudu vägede ja varustuse toimetamist Donetskisse. Ukrainal oleks samuti raske Donetskist sõdureid välja vahetada, võimaldades Venemaal üha väsinumate kaitsejõudude vastu rünnakuid jätkata. Seda kõike arvestades on mõistetav, miks Venemaa jätkab rünnakuid Slovjanski suunas, isegi kõigi nende surmade ja korduvate lõksu sattumiste kiuste, kui arvatakse, et on rindeliinist läbi murdnud. Vene plaan on lihtne. Kõigepealt vallutatakse Lõõman, mille kohta Vene uudistagentuur TASS väitis, et see hõivati juuli lõpus. Lõõmanist liigub Venemaa edasi Slovjanski suunas ja läbi selle, mis omakorda annab Venemaale võimaluse rünnata Kramatorskit. Venemaa väidab, et on selle strateegia esimese sammu lõpule viinud, kuid 4. augusti raport Euromaidan Pressis
viitab vastupidisele. Nagu sageli juhtub, kui Venemaa väidab, et on mõne asula vallutanud, näib tegelikult toimuvat see, et infiltreerumisüksused on sisse tunginud, kuid täielik kontroll on veel kaugel. Venemaa on Lemanis endiselt kaugel kindlustumisest, väidab Ukraina ühendvägede pressiesindaja Viktor Truhobov. Ja kui Venemaa pole end kindlustanud, lõpeb iga katse rünnata Slovjanski, samamoodi nagu 1. ja 2. augusti rünnak. Sest Venemaal puudub lähtepositsioon, mida on vaja edukateks rünnakuteks kindlusvööndi linna vastu. See ongi Venemaa olukord Slovjanskis praegu. Nad jätkavad rünnakute korraldamist, kuid on endiselt väga kaugel isegi linna piiride lähedale jõudmisest, rääkimata selle vallutamisest. Me võiksime vaadata seda kui mikrokosmos sellest, mis toimub kogu Donetskis. Lõppude lõpuks on olukord sama. Venemaa surub peale, kuid ei jõua eriti kaugele. Venemaa plaan on okupeerida kogu Donetsk 2026 aasta lõpuks. See plaan on aga rusudes, sest nende edasiliikumine on nii naeruväärselt aeglane, et neil veab, kui nad aasta lõpuks isegi Slovjanski servani jõuavad. Rääkimata ülejäänud kindlusvööndi linnade vallutamisest, mis peavad langema. Me mainisime juba, kui vaevaline on olnud Vene vägede edenemine selle linna suunas. Donetskis ja kogu Ukrainas paistab olukord veelgi hullem. Oma 1. augusti hinnangus Vene kampaaniale juulis märkis ISV, et Venemaa on suutnud Ukrainas edasi liikuda tervelt 37,8 ruutkilomeetrit. See teeb keskmiselt 1,22 ruutkilomeetrit päevas. Võrduseks toob mõttekoda välja, et see on pindalalt väiksem kui Manhattan. Venemaale oli ka häid uudiseid. Juuli oli teine kuu järjest, mil Putini väed suutsid Ukrainas saavutada territooriumi netovõidu. Juunis saavutati sarnane, kuid väiksem edasiminek. 30,02 ruutkilomeetrit. Samas kui aprillis ja mais kokku kaotas Venemaa peaaegu 400 ruutkilomeetrit territooriumi. Nii et Venemaa üritab endiselt tasa teha 2026 aasta alguses kogetud kaotusi. Praeguseks on nad umbes poolel teel aprillikuu kaotuste korvamiseni. See ei jäta head muljet riigist, kes peaks olema rünnakul ja Donetskis tormama. See armetu edenemistempo paistab veelgi halvemini silma, kui arvestada Venemaa juulikuu kaotusi. 3. augustil teatas Kyiv Independent, et need kaotused ulatusid 42 860 hukkunud või haavatud sõdurini, mis on 2026 aasta jaoks rekordiline tase. Ja enamgi veel, eelmine rekord oli juunis, kui Venemaa kaotas 39 290 oma sõdurit. See tähendab, et Venemaa ohverdas kuu jooksul iga hõivatud ruutkilomeetri kohta üle 1130 oma sõduri. Kindlustevöö teeb selgelt oma tööd ja nagu nägime, 1. ja 2. augustil on Slovjanski kaitsjad halastamatult tõhusad. Mis puudutab kogu Donetskit, siis piirkonna vallutamine 2026 aasta lõpuks on võimatu eesmärk. Ainus viis, kuidas see juhtuda saaks, oleks see, kui kõik Ukraina kaitsjad otsustaksid üheaegselt lihtsalt võitlemise lõpetada. Ja arvestades Venemaa sõdurite ebakompetentsust, ei ole me isegi kindlad, et relvade mahapanemisest piisaks, et Venemaa suudaks kindlustevöö aasta lõpuks vallutada. Solvangut kõrvale jättes on edasiliikumise tempo, mida oleme näinud juunis ja juulis, nii aeglane, et avatud allikate luureanalüütik Deep State ütleb, et Venemaa ei suuda isegi 2027. aastaks Donetskit vallutada, rääkimata 2026. aastast. Ainus asi, mis näib olevat võimeline seda Venemaa jaoks sünget prognoosi muutma, on see, kui Putin teeb kuulujutud teoks, et ta valmistub pärast septembrikuu Riigiduuma valimisi mobiliseerima 500 000 Vene sõdurit. See ongi see kahetsusväärne olukord, kuhu Venemaa juht nüüd sattunud on. Ta ei suuda Donetskit vallutada siis, kui ta ütles, et suudab, ja ainus viis, kuidas ta saaks selle võimalikuks muuta, oleks teha just seda, mida ta on korduvalt lubanud mitte teha. Mitte miski sellest ei aita neid sõdureid, kelle Venemaa just Slovjanski lähedal ohverdas. Niile anti käsk tormata otse põrgusse. Ja just põrgu see oligi, mille nad leidsid. Siiski annab Ukraina Slovjanski vasturünnak vaid väikese vihje sellest, mis tegelikult toimub Venemaa Donbassi rindel. See rindejoon on kokkuvarisemise äärel. Läbirääkimised ebaõnnestusid. Sõda USA ja Iraani vahel on taas puhkenud ning mõlemad pooled võitlevad kogu jõuga. Iraani president Masoud Pezeshkian ütles 20. juulil, et tema riik on nüüd täiemahulises sõjas ning sõjaga kaasnevad kaotused. USA on kahjuks kandnud kaotusi Iraani rünnakute tõttu. Need kaotused ei jää vastuseta. Iraan ületas USA silmis andestamatu piiri, rünnates Ameerika õhuväebaasi. Režiim arvas, et võib tulega mängida, aga USA tõi kaasa põrgu, asudes halastamatule vastunöögile, mis näitas Iraani režiimile, et kõik katsed USA'd hävitada pööratakse 10-kordse jõuga vastu. Vägivaldne nädalavahetus jättis USA leinama, kui mitmed selle sõdurid hukkusid Iraani rünnakutes. Kõige rängem rünnak toimus USA õhuväebaasis Jordaanias,
kus Iraani rakett suutis läbistada baasi õhutõrje. CBS Newsi teatel viitab rünnaku videosalvestus täppisballistilise raketi kasutamisele, mis jõudis kohale peaaegu ilma ettehoiatuseta. Sõdurid on näha varju otsimas, kui rakett, mida näib olevat saatnud Shahidi ründedroonid, alla kukkus. See rünnak oli teine järjestikune, mille Iraan oli Jordaania baasi vastu 2 päeva jooksul korraldanud ning 4. 5 päeva jooksul, mil Iraan oli sihtinud USA vägesid Jordaanias. 10 sõdurid on nendes rünnakutes viga saanud. 2 hukkunut on nüüdseks tuvastatud. Leitnant Tyler James Fian, kes oli 25-aastane, ja reamees Isabella Gonzalez, kes oli vaid 19-aastane. Mõlemad teenisid Muwafaq Salti õhuväebaasis, kus nad kuulusid USA armee õhutõrje suurtükiväe rügementide koosseisu. Pärast rünnakut avaldas USA välisminister Marco Rubio, et kuigi Ameerika õhutõrjesüsteemid olid töös, ei olnud neist siiski piisavalt, et peatada rakett, mis kahju tekitas. Me tulistasime peaaegu kõik raketid alla, ütles Rubio ja lisas. Üks lipsas läbi, tabas valesse kohta ja see oli traagiline ning muserdav. Varsti pärast seda tabas USA'd veel üks tragöödia. Põhja-Iraagis suri 3. sõdur, kui ta üritas kontrollitud tingimustes hävitada plahvatamata Iraani ründedrooni. Plahvatuses sai vigastada ka teine sõdur. Rohkem üksikasju selle juhtumi kohta meil pole, kuid Rubio kommenteeris samuti, öeldes. Nad kahjutustasid laskemoona ja selle protsessi käigus juhtus õnnetus ning nad said viga. Me oleme lihtsalt tänulikud, et meie riiki teenivad nii kangelaslikud ameeriklased vormis. USA president Donald Trump avaldas samuti kaastunnet, öeldes. Meil on väga kahju. Aga teate, need suurepärased inimesed, need suured patrioodid võitlevad selle nimel, et Iraan ei saaks tuumarelva. See 3 surmajuhtum on esimene USA sõjaväelaste seas viimaste kuude jooksul. Ning see näitab, et sõda USA ja Iraani vahel on taas eskaleerunud. New York Timesi andmetel on USA nüüdseks kaotanud sõjas kokku 16 sõdurit. BBC sõnul on see arv suurem, ulatudes 17-ni. Kuna juuli alguses kadunuks jäänud USA mereväe piloot kuulutati surnuks, kuigi tundub, et seda surma pole ametlikult kinnitatud. USA leinab endiselt oma 3 sõduri kaotust, kuid riigi administratsioon lubas pärast Iraani viimast rünnakut Muzaffar Salti lennubaasile midagi muud. Karistust. Ja see karistus viidi ellu meeletu tulejõuga. See näitab Iraanile, et ehkki neil võib õnnestuda Ameerika õhutõrjest ballistiline rakett läbi saada, ei suuda nad kuidagi takistada USA-l saata 10 omaenda rakette koos pommide ja kõigega muuga, mida USA otsustab Iraani mandriosale saata. 19. juulil teatas AP News, et USA sõjavägi 5 päeva jooksul läbi rea laastavaid õhurünnakuid, et kiiresti karistada Iraani režiimi ja Ameerika sõdurite surmade eest. Need rünnakud, kuigi olid vastulöögiks, olid ka taktikalised. Need, nagu ka kõik muu, mida USA on viimastel päevadel teinud, olid mõeldud Iraani kontrolli nõrgestamiseks Hormuzi väina üle. Kui väin on avatud, liigub sealtkaudu umbes 20% maailma naftatarnetest sinna, kuhu vaja. Kuid pärast Iraani ja USA vahelise sõja taaslahvatamist on väin taas blokeeritud, kuna Iraan kasutab asümmeetrilisi taktikaid, et muuta Hormuzi väina läbimine tavalise kaubalaeva jaoks liiga riskantseks. Enamik Ameerika kättemaksulööke toimus Siriki piirkonnas, mis asub Hormuzi väina ääres, muutes selle tõenäoliselt droonide ja kiirkaatrite stardipaigaks, mis muudavad Hormuzi väina läbimise võimatuks. AP News teatab, et Iraani riiklik uudisteagentuur IRNA väidab, et esimestest rünnakutest teatati umbes kell 01.30 kohaliku aja järgi ning need toimusid lõunapoolses Hormuzgani provintsis. Hilisemad löögid toimusid Bandara baasis, kus asub suur mereväebaas, mida kasutatakse režiimi poolt Hormuzi väina kontrollimiseks, ning Hadjabadis, mis asub samuti Hormuzgani provintsis. USA näib olevat rünnanud ka Keshmi saare lähedal asuvat asukohta, mis asub Hormuzi väinas ja mille kohta liiguvad kuulujutud, et seal paikneb tohutu maa-alune raketilinnak. PBS annab rohkem teavet selle kohta, mida USA sihtis. Teatati, et USA keskväe juhatus sihtis oma kättemaksulainetes jälgimispunkte, sõjalise logistika infrastruktuuri, maa-aluseid relvaladusid ja merevõimekusi. Arvatakse, et USA rünnakud tabasid nii elektrijaama kui ka soolavee magestamise tehast Hormuzgani piirkonnas. Viimane neist oli väga sihitud rünnak. IRNA väidab, et nende rünnakute tagajärjel on 10 000 inimest nüüd mageveest ära lõigatud. Rünnak Keshmi saare lähedal oli väidetavalt samuti suunatud soolavee magestamise tehasele. Tundub, et Ameerika kättemaksu põrgu on laienenud strateegiaks, mille eesmärk on jätta Islami revolutsiooni kaardivägi ehk IRGC ja Iraani sõjavägi hädavajalikust ilma. Bandara baasis hävitasid ameeriklased silla ja 2 tunnelit. Need rünnakud on takistanud liiklusel jõudmast sellesse olulisse baasi. Iraan on samuti tunnistanud teisi rünnakuid elektritaristu vastu, kuigi pakkus vähe lisateavet peale selle, et väitis. Ameerika rünnakud viimase 3 nädala jooksul on tapnud vähemalt 50 inimest
ja vigastanud enam kui 500. Selline näeb välja kättemaks. Kui Iraan ründab USA lennubaasi ja tapab Ameerika sõdureid ballistilise raketiga, vastab USA nii võimsa tulevihmaga, et see haarab endasse mitu Iraani piirkonda. Ja kättemaks ei piirdunud sellega. Neile rünnakutele järgnesid veelgi uued 19. juuli ööl vastu 20. juulit, tähistades 9. järjestikust päeva, mil USA pommitas Iraani oma ülekaaluka õhuvõimuga. Sirik oli taas sihtmärgiks, nagu ka Tabrizi, Yazki ja Chabahari linnad, teatab Al Jazeera. Jällegi oli eesmärgiks Iraani haarde lõdvendamine Hormuzi väinas. Ja USA sõjavägi kommenteeris, et nende eesmärk on vähendada Iraani sõjalisi võimekusi, mida kasutatakse kaubalaevade ja Hormuzi väina läbivate meremeeste ründamiseks. See rünnakute seeria toimus vahetult enne selle video loomist ja meil ei ole veel täielikku teavet selle kohta, mida USA täpselt hävitas. Senini on teated märkinud, et kõnealustes linnades nähti ja kuuldi plahvatusi ning Iraani hajutatud õhutõrje püüdis vastutuld anda. Tõenäoliselt tuleb peagi rohkem teavet avalikuks ning poleks üllatav teada saada, et USA sihtis samu logistilisi ja energiarajatisi, mida ta ründas ka oma esimeses kättemaksurünnakus. Me lõime neid täna öösel taas väga tugevalt ja tegime seda tõenäoliselt kolme suure patrioodi auks, kuulutas Trump pärast Ameerika rünnakuid. IRGCL on raske vastu vaielda, kuna Iraani režiim peab taas kord läbi kammima rususid sihtmärkidest, mille USA on edukalt hävitanud. Kuigi öeldakse, et kättemaks on roog, mida serveeritakse kõige paremini külmalt, on USA valinud teistsuguse lähenemise. Juuli on Ameerika jaoks parim kättemaks. Nii palju tuld, et Iraan on sunnitud kahetsema, et nad üldse Ameerika sõdureid tapsid. Siiski teab igaüks, kes on jälginud Iraani sõda alates operatsiooni Eepiline raev algusest kuni viimaste rünnakuteni, üht asja. See konflikt pole kaugeltki läbi. Võib-olla. Sõda Iraaniga on iseloomustanud pidevad muutuste tõusud ja mõõnad, kuid küsimus on, mis saab edasi. Anname sellele küsimusele mõned võimalikud vastused kohe varsti. Aga enne seda, see on sõjasaade. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on selleks ideaalne aeg. Ja kui soovid olla kindel, et näed meie uusimaid videoid kohe, kui need avaldatakse, siis ära unusta vajutada teavituste kella. Me saame jagada oma vastused selle kohta, mis võib edasi juhtuda 2 kategooriasse, vahetud ja tulevikku puudutavad. Lähitulevikus on kummaline kombinatsioon võimalikust rahust rääkimisest ja selgest eskaleerumisest, mida näeme mõlemal poolel. 20. juuli raportis teatab Sky News, et USA ja Iraani vaheliste läbirääkimiste vahendajad on väidetavalt edastanud Iraani režiimile ettepaneku 10-päevaseks relvarahuks. Selle relvarahu idee näib olevat anda mõlema poole läbirääkijatele aega, mida nad vajavad, et liikuda tagasi millegi sarnase poole, nagu oli ajutine kokkulepe, mille USA ja Iraan saavutasid juunis. See kokkulepe peaks tegelikult kehtima. Tegelikult oleme alles umbes poole peal sellest 60-päevasest perioodist, mis pidi juba läbirääkijatele veidi hingamisruumi andma. Lisaks Hormuzi väina kaudu liikluse taaskäivitamisele. Iraan on samuti kinnitanud vahendajatelt saadud sõnumite kättesaamist, kuigi nende välisministeerium keeldus üksikasjadesse laskumast. Kuid diplomaatia rattad võivad siiski aeglaselt pöörlema hakata, isegi kõigi nende vastulöökide keskel. Ja see võib olla parim viis kirjeldada seda, mis Iraanis praegu toimub. Iga kord, kui Iraan ründab, reageerivad USA ja vastupidi. Iraani ühine sõjaväeline juhtkond on juba riikliku meedia vahendusel teatanud, et igasugusele ahnusele, kiusamisele, totalitarismile või jõhkrusele USA poolt vastatakse hävitava vastusega. Samuti näib, et Iraan kavatseb seda lubadust täita, olgu selleks siis rünnakud USA baaside vastu või teiste vaenlaste või Pärsia lahe riikide vastu. Iraan on juba uuesti rünnanud Iraagis, kus ta saatis 19. juuli varahommikul drooni Kurdistani Vabaduspartei baasi. See droon vigastas 8 inimest. Iraani kõrgem juht Mojtaba Khamenei on samuti hoiatanud, et USA saab oma kättemaksurünnakute eest mõned unustamatud õppetunnid. Khamenei nimetas ka Trumpi allkirja mis tahes lepingutel või relvarahudokumentidel väärtusetuks ja kehtetuks. Kui ta kritiseeris varasemaid USA rünnakuid, mis tema arvates rikkusid juba kehtinud 60-päevast kokkulepet. See kõik ei jäta muljet, et Iraani ja USA vahelise viimase pingepuhangu lõpetamiseks vahendajatel oleks palju lootust. Tõepoolest, Hormuzi väin, mille pärast suur osa sellest võitlusest käib, on taas suletud. Nii USA kui ka Iraan on teinud teateid blokaadide kohta. USA väidab, et peatab Iraani laevad, samas kui Iraan ütleb, et sihib väinas kõiki laevu peale enda omade. Rubio on süüdistanud Iraani Hormuzi väina kasutamises hoovana. Tal on õigus, kuid puhtalt sõjalisest vaatenurgast on raske Iraani selles süüdistada. Kontroll Hormuzi väina üle võimaldab Iraanil tekitada nii palju kaubanduslikku kaost, et teised riigid hakkavad avaldama Ameerika Ühendriikidele survet soja lõpetamiseks. Sellele vastukaaluks julgustab Rubio ka teisi riike suurendama survet Iraanile,
nii Ameerika Ühendriikide toetamiseks kui ka selleks, et aidata kaubalaevadel väinast läbi sõita. Ameerika Ühendriigid teevad ja teevad ka edaspidi kõik vajalikku, et kaitsta ülemaailmset laevandust, kuid teised riigid peavad hakkama samuti panustama ja pakkuma kas varustust või rahalist abi, et seda koormat kanda, kuulutas Rubio. Kas sellele üleskutsele vastatakse, on vaieldav. Teised riigid ei aidanud Ameerika Ühendriike sõja alguses nende raskustes ja tõenäoliselt ei anna nad ka nüüd sõjalaevu. Nafta hinnad tõusevad samuti. Kuigi need pole veel jõudnud üle $100 barreli kohta, nagu nägime operatsiooni Eepiline raev esimestel nädalatel, liiguvad need selles suunas pärast USA kättemaksurünnakuid. Naftabarreli hind tõusis korraks üle $90, kuigi hind langes peagi tagasi $80 lõpukanti, on raske näha, et hind palju madalamale langeks, kuni see vastastikune rünnakute vahetus jätkub ja Hormuzi väin jääb kaubalaevade jaoks liiga riskantseks. Ja lisaks kõigile neile vahetutele probleemidele on saanud täiesti selgeks, et Iraanis ja selle ümbruses tegutsevatele USA sõduritele kasvab oht üha suuremaks. Me ei ole näinud sellises ulatuses surmasid nii lühikese aja jooksul, alates Iraani sõja esimestest nädalatest, ning tundub tõenäoline, et Iraan suurendab oma drooni- ja raketirünnakuid, kui USA jätkab rünnakuid mandril ja Hormuzi väinas asuvatele rajatistele. Kahjuks tähendab see, et 3 surmajuhtumit, mis vallandasid USA vasturünnaku möödunud nädalavahetusel ja 20. juulini, ei jää tõenäoliselt viimasteks. Iraanil on rohkem rakette. Iraan on võimeline tootma tuhandeid droone kuus ning nagu nägime Iraagis, võivad need droonid olla ohtlikud isegi siis, kui need on alla lastud. See hõlmab sõja võimalike järgmiste sammude vahetuid aspekte. Aga mis saab tulevikus? Suur osa spekulatsioonidest keskendub tulevikule, kus sõda eskaleerub ja tundub, et just selles suunas see liigub. Samal ajal, kui Iraani kõrgeim juht kuulutab, et Trumpi allkiri ei ole väärt paberit, millele see on kirjutatud, ning 60-päevase kokkuleppe kokkuvarisemisega poole peal. USA näib kindlasti valmistuvat pikemaks võitluseks. 19. juuli raportis. Inet avaldas, et viimastel päevadel on USA vägesid Iraani ümbrusesse koondatud, kuna hävituslennukid ja tankimislennukid on saabunud Iisraeli. Sama väljaanne ütleb, et veel USA vägesid on paigutatud Pärsia lahe piirkonda ja kuigi Iisrael ei näi olevat selles viimases pingete tõusus otseselt osaline, võib olukord muutuda hetkega. Kuna USA vahevalimised on tulemas, soovib Trumpi administratsioon hoida võitluse kontrolli all, aga juba praegu on näha, kui keeruline see saab olema, sest võitlus hakkab juba kontrolli alt väljuma. Tõenäoliselt näeme veelgi suuremat jõudude koondamist, kui Iraan viib läbi veelgi rohkem vastulööke. Lisaks meenutame Massoud Pezeshkiani kommentaare, mida jagasime kohe video alguses. Iraani president usub, et tema riik on nüüd täiemahulises sõjas, mis tähendab, et retoorika muutub üha teravamaks ning Iraan ütleb, et praegust olukorda käsitletakse valitseva režiimi jaoks elu ja surma küsimusena. Kuhu see sõda edasi liigub, jääb veel näha. USA-l hakkab õhutõrjerakettidest ja kaugmaamoonast nappus tekkima, nagu uudistest teatatakse, mis saab probleemiks, kui Ameerika kavatseb jätkata senist strateegiat. Õhurünnakuid tuleks kas vähendada, et välkida varude ammendumist, või peaks USA oma õhurünnakuid muude meetmetega täiendama, võib-olla ka maavägede saatmisega, kui Pezeshkianil on õigus ja konflikt areneb täiemahuliseks sõjaks. AA viitab sellele, et USA soovib vähemalt olukorda eskaleerida. Väljaanne kajastab Iisraeli avalik-õigusliku ringhäälingu Kan väiteid, kes teatas 19. juulil, et nimetamata Iisraeli ja USA julgeolekujõud olid Kani teavitanud, et midagi on veel tulemas. Mida see tähendab, saame teada alles tulevikus. Mis puudutab Iraani naaberriike Pärsia lahe ääres, siis nemad on valmis suuremaks segaduseks. Tegelikult kogevad nad seda juba praegu. USA baas, mida Iraan ründas, asus ju Jordaanias. Iga riik, mis jääb Iraani droonide või rakettide ulatusse, eriti need, kes on mingilgi moel USA liitlased, teavad, et rünnakute arv kasvab. Iraan saab USA-le otseselt haiget teha, sihtides Ameerika baase Pärsia lahe riikides. Samuti saab Iraan USA-le survet avaldada, rünnates nende riikide energiarajatisi ja muud infrastruktuuri. Kuigi selline lähenemine peaks olema väga kaalutletud. Kui rünnakud on liiga tugevad, võivad teised Pärsia lahe riigid tunda sundi USA-ga sõtta astuda. Iraani eesmärk on neid riike piisavalt tugevalt tabada, et nad survestaksid USA-d taas läbirääkimisi pidama. Kuveit, Saudi Araabia ja Jordaania on juba pihta saanud ning see on alles algus, kui sõda jätkab eskaleerumist. Mis puudutab väljapääsu, siis on raske näha, kust see võiks tulla. Kas seda üldse on olemas? See ongi peamine küsimus. Eriti kuna väljapääs, mis näis olemas olevat, on kokku varisenud. USA loodab jätkuvalt, et tema rünnakud suurendavad Iraani režiimi majanduslikke raskusi nii palju, et see on sunnitud alla andma. See režiim on varem näidanud, et jätkab võitlust ning kogu tema retoorika viitab sellele, et ees ootab suurem konflikt kui varem. Nad loodavad, et nende mõjuvõim Hormuzi väina üle sunnib USA-d taanduma. Mõlemal poolel on nõudmised, mida teine pool ei paista olevat valmis vastu võtma. See ongi probleemi tuum. Nii kaua, kui Iraanil on mingisuguseidki tuumaambitsioone, näib, et USA ründab. Kui USA jätkab rünnakuid, siis Iraan ei hakka läbi rääkima ja alustab selliseid rünnakuid, mis algselt USA kättemaksu esile kutsusid.
Üks asi on kindel. Mitte miski pole kindel. Tundub, et mõlemad pooled on veendunud, et suudavad teisest kauem vastu pidada. Ja kuigi USA on oma kättemaksuga juba maatasa teinud, pole Iraan murdunud. Nad tahavad kõrvaldada USA juhi, mind. USA president Donald Trump teatas seda hiljem lisades. Ma olen igas nimekirjas. Ma nägin seda täna hommikul. Ma olen igas nende nimekirjas. Ja siiani on mul vist natuke vedanud. Aga võib-olla see ei kesta väga kaua. Mis sai endast seda avaldust? Iraan üritas Trumpi tappa. Kui Trump viibis Ankaras, Türgis, kus ta kohtus NATO juhtidega, küpses Teherani kõige süngemates sügavustes vandenõu. See oli võimalus hävitada Air Force One ja kõrvaldada Trump mängust. Kuid USA nurjas vandenõu ühe nutika käiguga. Ja see, mis järgnes, alandas Iraani ning õpetas režiimile lihtsa õppetunni. Tee rumalaid valikuid ja saad rumalad tagajärjed. Kõik algas Ankaras, kuhu Trump lendas, et osaleda NATO tippkohtumisel, kus olid kohal liidrid kõigist NATO liikmesriikidest. See kogunemine pidi olema võimalus nendele liidritele luua tugevamaid sidemeid ja arutada, mida tuleb teha kasvavate ohtude vastu kogu maailmas, sealhulgas Venemaal ja Pärsia lahe piirkonnas. Kuid kulisside taga juhtus midagi kummalist. Trump oli lennanud Ankarasse uue Air Force One'i versiooniga, mille Katar kinkis USA-le. See lennuk oli juba vastuoluline. Trump on pidanud tagasi lükkama süüdistusi, et lennuk oli kingitus temale, mitte USA-le. Lisaks kulub lennuki varustamiseks kogu kaitsetehnikaga, mis on eelmisel Air Force One'il veel aega. Täiendavad uuendused ja täiustused on plaanis sügisel, ütleb Valge Maja pressiesindaja Caroline Levitt. Kuid need pole veel paigas ja see võib olla põhjus, miks Trump tegi Ankaras kummalise otsuse. Kuigi Trump lendas Ankarasse Katari lennukiga, tegi ta vähemalt osa tagasiteest koju vanema Air Force One'i versiooniga, mida uus lennuk peaks asendama. Trump oli tol hetkel muretu. Kui temalt küsiti, miks ta lennukit vahetas, vastas ta lihtsalt, et tahtis vana aja mälestuseks teise lennukiga lennata, et Trump varjas midagi. Lennuki vahetusel oli palju kaalukam põhjus. Iraan üritas Trumpi tappa ja oma käsilaste kaudu arvas Iraani režiim, et neil on ideaalne võimalus Ameerika presidendi tabamiseks. Seda kinnitab New York Timesi plahvatuslik 24. juuli raport, mille kohaselt oli Trump sunnitud ootamatult lennukit vahetama usutava tekkiva ohu tõttu. Iraani käsilased sihtisid aktiivselt teda ja Air Force One'i. See jättis salateenistusele olulise otsuse teha. Kas nad lubavad Trumpil kasutada Katari lennukit, teades, et see ei ole piisavalt varustatud, et ohuga usaldusväärselt toime tulla, või peaks salateenistus viima Trumpi vanema Air Force One'i peale, millel on kõik kaitsemeetmed olemas. Salateenistus valis viimase variandi. Ja just nii jäi Iraan häbisse, kui nende suured atentaatide plaanid lagunesid koost. Me ei tea palju selle atentaadi plaani kohta, mis pole üllatav. Iraan ei kavatse kindlasti täpselt avalikustada, kuidas nad tahavad Trumpi mängust välja lüüa, ja USA hoiab üksikasju kiivalt saladuses, sest nad ei taha Iraanile liiga palju avaldada sellest, kui palju nad tegelikult teavad. Siiski teame, et selle atentaadikatsega seotud käsilassjõud ei sihtinud otseselt Katari lennukit, kuigi see lennuk andis neile võimaluse rünnakuks. Nad tahtsid tabada Trumpi ja ükskõik millist lennukit, millega ta tol hetkel reisis. Rohkemat pole Valge Maja avaldanud. Ametlikku briifingut pole ajakirjandusele antud ning New York Times paljastab, et isegi kongressi ja administratsiooni võtmetegelastele ei antud muud infot peale selle, et lennuki vahetus oli ettevaatusabinõu. See oli pehmelt öeldud. Trumpi elu oli ohus ja salateenistus pidi tegutsema. Üks asi on kindel. Iraan pole kunagi hoidunud Trumpi elu ähvardamast. Riigi praegune ülemjuht Mohammad Reza Pahlavi avaldas pärast atentaadikatset X-is huvitava avalduse, öeldes: "Me lubame kätte maksta sinu puhta vere ja kõigi nende 2 hiljutise sõja märtrite vere eest, kuritegelikele, häbiväärsetele mõrvaritele kätte makstes. Seda kättemaksu nõuab meie rahvas ja see peab kindlasti toimuma." Noorem Hamenai tahab selgelt kätte maksta oma isa Ali Hamenai surma eest operatsiooni Eepiline raev algfaasis. Ja kui ülemjuht seda nõuab, peab Iraani revolutsiooniline kaardivägi selle ellu viima. Trump ise on juba ammu väitnud, et on Iraani režiimi sihtmärkide nimekirjas, nagu te nägite ka tsitaadist, mis avas selle video. Ja Iraan on varemgi midagi sellist proovinud. Juba. 2024 aastal paljastati 2 Iraaniga seotud mõrvaplaani Trumpi tapmiseks. Nii teatab ajakiri Time. Esimene, mis tuli päevavalgele. 2024. aasta juulis hõlmas Pakistani meest nimega Asif Merchant, kes arreteeriti vandenõu eest tappa mitu USA poliitikut, nende seas ka Trump. Hiljem samal aastal arreteeriti Farhad Shakeri, kes on Afganistani kodanik, kuna teda olevat Iraani valitsus suunanud koostama mõrvaplaani Trumpi tapmiseks. Isegi praegu tulevad ähvardused endiselt ning need ei ole suunatud ainult Trumpile. 28. juulil
teatas Independent, et Iraan on avaldanud muret tekitava video pealkirjaga "Kus tappa Melania", mis näitab esimese leedi autokolonni sõitmas läbi New Yorgi linna ja kutsub vabadusvõitlejaid teda ründama. Isegi Trumpi poeg Barron pole ähvardustest pääsenud. Video lõpus öeldakse: "Barron Trump, oota meid." Kui sa mõtled, kui tõsine oli Trumpile Ankaras esitatud oht, siis saab olla ainult üks vastus: tõsine. Iraani režiim teeb väga selgeks, et Trumpi ja tema pereliikmete tapmine on nende päevakorras kõrgel kohal. Mis puudutab seda, kuidas Iraan oleks seda teinud, siis viide käepikendustele on väga paljastav. Iraan ei taha Trumpi otseselt tappa. Iraan teab, et ametis oleva USA presidendi tapmine ja selle eest otsese vastutuse võtmine tooks kaasa tohutuid tagajärgi ning võiks isegi käivitada 5. artikli, tuues sõtta Pärsia lahe piirkonnas 10 teisi riike. Seetõttu tahab Iraan kasutada proksisid, Iraanist väljaspool tegutsevaid relvarühmitusi, kuigi neid rahastab ja varustab režiim, kes saab korraldada rünnakuid, võimaldades Iraani režiimil usutavalt vastutusest kõrvale hoida. Kõige tõenäolisem rünnakukanal oleks IRGC Qudsi väe kaudu, mida Välissuhete Nõukogu kirjeldab kui ekspeditsiooniväge, mis teeb koostööd Iraani erinevate piirkondlike relvarühmitustega. Just Qudsi vägi koordineerib selliste rühmitustega nagu Hamas, Houthid ja Hezbollah, suunates neile relvi ning edastades ülemjuhilt saadud juhiseid selle kohta, mida Iraan soovib, et need rühmitused teeksid. Qudsi vägi ei ole väike rühm. Luure- ja salatööle spetsialiseerunud üksusel on umbes 15 000 liiget. Ja sellel on pikk ajalugu Iraani režiimi nimel mõrvade korraldamisel. Kui Iraanis puhkesid protestid 2025 aasta lõpus ja 2026 aasta alguses. Just Qudsi vägi oli see, kes juhtis mitme juhtiva protesti ja mõrvamist, et tekitada ridades kaost, teatab Iran International. Qudsi vägi juhtis ka 2011 aasta vandenõud, mille eesmärk oli tappa Saudi Araabia suursaadik USA-s Adel al-Jubeir, plaanides kasutada mõrva läbiviimiseks Mehhiko narkokartelli. Iga kord, kui Iraan soovib tekitada segadust, leitakse sageli Qudsi väe jälgi. Ja aastakümnete pikkuse kogemusega näeb tõenäoline, et Qudsi vägi üritas aktiveerida võitlejaid Türgis või mõnes lähiriigis, et korraldada rünnak Air Force One'i vastu. Teades ohu ulatust, otsustas salateenistus lennukit vahetada. Ja siin on põhjus. Katari lennukil, mida nüüd kasutatakse Air Force One'ina, puuduvad paljud kaitsemeetmed, mis olid eelmisel versioonil olemas. New York Times avaldas selle 9. juuli artiklis, kus öeldi, et mitmed ametnikud ütlesid väljaandele, et Katari lennukil ei ole samu raketitõrjevõimekusi nagu vanal Air Force One'il. 2025 aastal kerkisid küsimused Katari lennukil tehtava töö kohta ja selle kohta, kas sellest piisab vajaliku turvalisuse tagamiseks. Valge Maja kommunikatsioonidirektor Steven Chungilt küsiti nende meetmete kohta pärast Trumpi lennuki vahetust. Ta vastas: uus Air Force One on tipptasemel lennuk, millele on paigaldatud kõrgetasemelised turvaprotokollid, mis tagavad presidendi ja tema töötajate ohutuse. Nagu president on hiljuti öelnud, on Ameerikal palju vaenlasi, kes on tema vastu suunatud, ning me kasutame kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid nende ohtude tõrjumiseks. See avaldus ei avalda eriti palju, kuid kehtivad turvaprotokollid ei ole ilmselgelt sellel tasemel, mis oleks vajalik presidendi elu kaitsmiseks. Võrrelge seda Air Force One'i vanema versiooniga. Me teame kindlalt, et sellel vanemal lennukil on terve rida vastumeetmeid, mis on mõeldud tõrjuma just sellist õhurünnakut, mida Iraan ja tema käsilased tõenäoliselt kavandasid. Paljud neist vastumeetmetest on ilmselgetel põhjustel salastatud. Siiski teame, et vanem Air Force One sisaldab elektroonilise sõjapidamise süsteeme rakettide kõrvalejuhtimiseks, õhutõrjerakettide vastast tehnoloogiat ja on isegi võimeline toime tulema elektromagnetilise impulsi käivitamisega õhus olles. Simple Flying lisab, et lennukil on infrapuna vastumeetmed rakettide kõrvalejuhtimiseks, sealhulgas mitu ANA LQ-204 Matadori segajat. Lisage sellele võime mahutada kuni 2000 teinet oma kambüüsidesse ja õhus tankimise võimalused ning teil on lennuk, mis on loodud pikaks ajaks õhku jääma, samal ajal end ohtude eest kaitstes. Tõsisematel juhtudel saadab USA hävituslennukid Air Force One'i saatma, kuigi tundub ebatõenäoline, et neid oleks Ankaras kasutatud. Seda kõike arvesse võttes on ilmne, miks salateenistus otsustas Trumpil lennukit vahetada. Kuid veelgi üllatavam oli see, mis järgnes. Selle atentaatkatse ajastus on võtmetähtsusega ja kohe saad teada, miks. Kõigepealt tuletan meelde, et sa vaatad sõjalist saadet. Me tuume sinuni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Nii et vajuta telli ja lülita teavitused sisse, kui tahad olla sündmustest eespool. Tuleme tagasi Ankara tippkohtumise juurde. See kohtumine toimus 7.–8. juulil. Kas sa mäletad, mis veel neil kuupäevadel juhtus? USA alustas Iraanis uut õhurünnakute vooru. Kuigi Trump väitis, et see õhurünnakute voor algas kättemaksuks Iraani poolt Hormuzi väinas kaubalaevade pommitamise eest, siis ajakava tundub peaaegu täiuslikult kattuvat. 8. juuli oli teiseks päevaks sellest, mis kujunes peaaegu 2 nädala pikkuseks rünnakute seeriaks Iraani vastu. See rünnakute teine päev langes kokku ka Ankara tippkohtumise teise päevaga ning on tõenäoline, et selleks ajaks oli Trump juba saanud teada tema elu ähvardavast ohust. Ainult
8. juulil tulistasid USA väed rakette ja pomme Iraani sadamalinna Bandar Abbasi pihta, kus asub Iraani mereväebaas, samuti lõunaranniku linna Siraki ja Bushehri provintsi pihta, kus asub Iraani oluline tuumaelektrijaamade kompleks. See oli kättemaks, täpselt nagu Trump ütles, kuid võib-olla mitte selle eest, mis toimus Hormuzi väinas. Trump võis võtta ähvardust oma elule isiklikult. Samuti pidas ta seda Iraani katseks taas alustada konflikti, millele oli juba mitu kuud kehtinud habras relvarahu. Käsilased mingu kuradile. USA teab, et Iraan seisab nende rühmituste taga ja vastas atentaatkatsele õhurünnakutega, andes Iraanile olulise õppetunni karu ärritamise kohta. Ära tee seda, Iraan. Isegi vihje sellest, et soovid Trumpi tappa, on piisav, et kogu riigis puhkenuks storm. 13 päeva kestnud rünnakud, mis järgnesid Iraani atentaatkatsele, on nüüdseks justkui lõppenud. 26. juuli tähistas 3. päeva lõdva relvarahu kehtestamisest, mis võimaldab USA'l ja Iraanil läbirääkimisi uuesti alustada. See ei tähenda, et USA oleks valmis andestama ja unustama. Nagu suursaadik Mike Waltz ütles 26. juulil, me näeme seda lähiajal, kuid ärgu olgu mingit kahtlust. Täiendavad sõjalised jõud liiguvad piirkonda. Režiim peaks presidenti uskuma, kui ta ütleb, et nad on valmis tegutsema ja kõik võimalused on laual. Teisisõnu, 13 järjestikust päeva kestnud rünnakud vastuseks Iraani mõrvakatsele olid vaid hoiatuslask. Kui režiim läheb jälle üle piiri või üritab Trumpile kahju teha, on järgmine rünnakute laine veelgi laastavam. Siiski, praegu kehtib vaherahu. Iraani tervishoiuministeeriumi pressiesindaja Hossein Khamenei Puur tähistas isegi vaherahu esimest päeva sotsiaalmeedias postitusega, kus ta ütles: tundub, et meie kallil Iraanil oli eile rahulik öö ja ühtegi osa tema kehast ei tabatud ega löödud. Iraani keha on puudumatu. Iraani pea on terve. Isegi Trump näib olevat otsustanud läbirääkimised taas õigesse rööpasse suunata, hoolimata sellest, mis temaga peaaegu juhtus. Trump tahab edasi liikuda ja kokkuleppe sõlmida. 28. juulil teatas Al Jazeera, et USA president ütles, et Washington ja Iraan pidasid pärast sõjaliste löökide peatamist väga sõbralikke läbirääkimisi, lisades, et esimest korda nädalate jooksul on hea võimalus tõelise edasimineku saavutamiseks kõnelustes. Nii et laev on taas õigel kursil. Kõik on jälle õigel kursil. Ainus asi, mis võiks selle uue relvarahu lõpetada, on see, kui Iraan teeb midagi rumalat. Näiteks korraldab salajase rünnaku USA sõjaväebaasi vastu Pärsia lahe piirkonnas. Anname sulle 3 katset, et ära arvata, mida Iraan just tegi. Naeruväärse sammuna, mis näib olevat mõeldud hästi kulgenud läbirääkimiste nurjamiseks isegi pärast atentaadikatset, korraldas Iraan 28. juuli õhtul ootamatu rünnaku USA vägede vastu. USA. Keskväe juhatuse teatel tulistati Jordaanias asuva USA baasi pihta 4 ballistilist raketti. Ja kuigi kõik raketid näisid olevat kinni püütud ning keskväe juhatus lisas, et põhjendamatud rünnakud USA vägede vastu ei olnud edukad, tähendavad need rünnakud siiski, et sõda, mis näis vaibuvat, on taas eskaleerunud. Uudised neist rünnakutest jõudsid avalikkuse ette selle video tootmise ajal. Selleks ajaks, kui te seda vaatate, võib USA olla juba vastanud omapoolsete rünnakutega, lõpetades viimase vaherahukatse. Trump oli kohtunud Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga Valges Majas vaid mõned tunnid enne seda, kui Iraan alustas oma salajast rünnakut, mis võib anda vihje Iraani motiivide kohta. See ei pruugi olla mõrvaplaan, aga me võime kihla vedada, et USA soovib kättemaksu, täpselt nagu pärast seda, kui nad nurjasid Iraani katsed Air Force One'i alla võtta. Naastes atentaadikatse juurde. Pole USA kogu asja sinna paika jätnud. Lisaks sellele, et nad on vastuseks Iraani vastu päevi kestnud rünnakuid korraldanud, on USA võimud alustanud atentaadikatse uurimist. Siiski ei paista see uurimine olevat keskendunud Iraanile. Selle asemel otsivad FBI agendid aktiivselt teavet valitsusametnikelt, uurides võimalust, et lekkest võis saada Iraanile ajendi üritada Trumpi üldse tappa. 15. juuli raportis avaldas New York Times, et FBI agendid rääkisid mitme inimesega, kes olid Ankaras Qatari Air Force One'i pardal, ning on läinud nii kaugele, et on palunud mõnel neist ametnikest anda oma telefonid FBI-le, et neid saaks kontrollida võimaliku leketõendi leidmiseks. Üks uurimisega kursis olev ametnik, kes rääkis New York Timesile anonüümsuse tingimusel, ütles, et mõned neist, kellega uurijad on püüdnud ühendust saada, on salateenistuse agendid, kes reisisid koos Trumpiga. Need ametnikud on kõik välised päringud suunanud oma advokaatidele vastavalt salateenistuse juhtkonna juhistele. Kuid nüüd tuleb esitada küsimus, kas see on lihtsalt tavapärane protseduur, või usub FBI, et mõni salateenistuse liige võis lekitanud teavet Iraanile ja selle käsilastele. Trumpi administratsioon on samuti võtnud huvitava lähenemise mõrvakatse järgsele olukorrale. Osa oma kollektiivsest raevust on suunatud New York Timesi ajakirjanike vastu, kes olid nende seas, kes kirjutasid turvaprobleemidest, mis olid seotud Qatari Air Force One'iga, mida mainisime. Seda uurimist juhib FBI direktor Kash Patel, mis viitab sellele, et Trumpi administratsioon usub, et kogu Air Force One'i puudutavat kajastust tuleb jälgimise alla võtta, et mitte anda vaenlasele vihjeid võimalike nõrkuste kohta. See täiendav uurimine tõstatab küsimusi ajakirjandusvabaduse kohta ning sunnib meid esitama ilmse küsimuse.
kui Valge Maja teadis, et Katari Air Force One ei olnud veel valmis, siis miks seda kasutati? Me ei pruugi sellele küsimusele kunagi vastust saada, kuid praegu on Trump turvaliselt. Vana Air Force One täitis oma ülesannet nii, nagu see oli alati mõeldud, ja Iraani katsed mõrvata käsilaste kaudu ebaõnnestusid. Siiski pole konflikt Pärsia lahes kaugeltki lõppenud. Iraani ootamatu rünnak Jordaanias on vaid mõnepäevase rahu järel sõja taas süüdanud. Tulemas on veelgi rohkem. Rohkem rünnakuid Iraanis, rohkem Iraani vastuseid ja võib-olla isegi rohkem katseid Trumpi tappa. Iraani režiim võis seekord olla alandatud, kuid see ei tähenda, et nad ei prooviks uuesti, kui võimalus avaneb. Aastaid on Iraan ehitanud. Sügaval mäe sees on Iraan loonud uue tuumarajatise, mis on peidetud pilkude eest. Peidetud, kuid mitte nii salajane, kui Iraan oleks soovinud. Nüüd on Pickaxe'i mäes asuv Iraani tuumarajatis paljastatud, muutes selle USA ja Trumpi administratsiooni jaoks planeedi sihtmärgiks number 1. Kuid režiim usub, et see mägi on purunematu. Et see on nii sügavale mäe sisse maetud, et USA ei saa seda kuidagi tabada. Ameerika vastab. Vaadake, mida teeb mu 30 000 naelane punkripurustuspomm. Kõik algas ähvardusest, kuna Iraan jätkab rünnakuid laevanduse vastu Hormuzi väinas. Ja kuna need rünnakud on hakanud hutide kaudu jõudma Punasesse merre ja võib-olla isegi Kaspia merre, ütleb USA president Donald Trump, et Ameerika kaalub üht suurimat sihtmärki Iraani mandri osas. Pickaxe'i mägi on Ameerika sihikule võetud, sest selle mäe sees asub sügavale maa alla peidetud tuumarajatis. Trumpi hoiatus on selge. Lõpetage Hormuzi blokaad või USA tuleb kirkavõitlusse pommidega. Me hakkame seda piirkonda tõenäoliselt üsna varsti ründama ja nemad ei saa selle vastu midagi teha, ütles Trump. 21. juulil, kui ta istus Valges Majas Liibanoni presidendi Joseph Aouni kõrval. Aoun oli seal, et püüda pärast kuid kestnud võitlusi Iisraeli ja Iraani toetatud Hezbollah relvarühmituse vahel oma riigi territooriumil mingitki stabiilsust saavutada. Selle asemel sai ta esireas istuda, kui Trump tegi maailmale selgeks, et see stabiilsus saavutatakse jõuga. Me järgime materjali. Seal toimub tegevus, kuulutas Trump, enne kui ta kordas oma ähvardust, et USA kavatseb Pickaxe'i mäge väga tugevalt rünnata. Küsimusi on palju. Kas USA suudaks seda näiliselt hävimatut kohta tabada? Kas ta teeks seda? Miks? Aga võib-olla kõige tähtsam küsimus, millega me alustame. Mis on Pickaxe'i mägi? Pealtnäha tundub see olevat üks paljudest mägedest ja kümbastest, mis paiknevad üle Iraani mandri. Kindlasti mitte märkamatu, kuid pigem maamärk kui mingi ähvardav sõjaline objekt. Ja nii oli see aastakümneid enne, kui Iraani režiim alustas ehitamist. Täna ei ole Pickaxe'i mägi lihtsalt mägi. See on laialivalguv tuumarajatis, mida peetakse üheks kõige turvalisemaks rajatiseks kogu Lähis-Idas. Iraan on aastaid ehitanud tohutuid tunnelikomplekse 10 meetrite sügavusele maa alla, mida CBS News nimetab Natanzi tuumarajatise laienduseks, mida USA ründas nii 2025 aasta suvel kui ka operatsiooni Epic Fury ajal. Aga Pickaxe'i mäest on saamas palju enamat kui lihtsalt tavaline laiendus. See pole nagu garaaži lisamine 5-toalisele majale. Viimastel aastatel on Iraan arendanud seda rajatist selliseks, millel on potentsiaali konkureerida Natanziga või mõne teise Iraani tuumarajatisega, nii suuruse kui ka ulatuse poolest. Tööd sellel objektil algasid 2020 aastal pärast tulekahju Natanzi tuumarajatises, mis andis Iraani režiimile mõista, kui oluline on omada mitut rajatist, millest igaüks toimib teiste varuplaanina. Ajakiri Time teatab, et see tulekahju, mis sai Pickaxe'i mäe katalüsaatoriks, oli tegelikult sabotaaž, mis andis veelgi rohkem põhjust uue objekti loomiseks. Lõppude lõpuks, kui Natanzi võidi korra rünnata, võidi seda teha ka uuesti. USA ja Iisrael näitasid, et Iraanil oli õigus nii 2025 kui ka 2026 aastal, kasutades punkrit läbistavaid pomme. Alguses oli Pickaxe'i mäkke kaevatavate tunnelite eesmärk asendada maapealne Natanzi tsentrifuugide kokkupaneku rajatis, mis oli langenud tulekahju ja väidetava sabotaaži ohvriks. Jällegi, tark samm Iraani poolt. Võttes selle, mis oli kunagi maa all ligipääsetav ja muutes selle saboteerijatele palju raskemini kättesaadavaks. Uus asukoht asub Natanzi lähedal, vaid 2 kilomeetri kaugusel. Mis puudutab seda, kui sügavale see asukoht ulatub, siis see on üks suurtest küsimustest. James Acton, kes on Carnegie rahvusvahelise rahufondi tuumapoliitika programmi kaasdirektor, ütles: see on väga sügav rajatis. Me ei tea täpselt, kui sügav see on, aga on väga tõenäoline, et see on vähemalt 100 meetri sügavusel. Ta lisab ka murettekitava hoiatuse USA-le. Selle rajatise hävitamiseks pole lihtsalt mingit võimalust. Iraan on andnud endast parima, et seda arvamust toetada, rajades kaitserajatisi Pickaxe'i mäe ümber. Lisaks sellele, et rajatis asub vähemalt 100 meetri sügavusel maa all, kaitseb mäge ka mitu õhutõrjepatareid.
Need patareid on tõenäoliselt endiselt paigas. Erinevalt mitmest Iraani tuumarajatisest pole Pickaxe'i mäge USA õhurünnakud veel puudutanud, mis viitab sellele, et objekti õhukaitse on endiselt paigas. Need kaitsesüsteemid võivad kujutada ohtu kõigile Ameerika pommitajatele, kes suunduvad Iraani tuumarajatise poole. Pickaxe'i mägi pole samuti väike. Satelliidifotod näitavad mitut sissepääsu rajatisse, mis viitab sellele, et see hõlmab 2,7 ruutkilomeetrit. Kuid USA peab selle suurusega toime tulema. Ajakirja Fortune andmetel kavatseb Iraan seda kasutada palju enamaks kui vaid tsentrifuugide hoiustamiseks. Projekti ulatuse tõttu võib Pickaxe'i mäest saada koht, kus Iraan rikastab uraani. Teoreetiliselt võiks see muuta Pickaxe'i mäega kohaks, kus Iraan toodab tuumarelva. Selle kõige juures on üks lihtne mööndus. Puuduvad tõendid, et Iraan oleks Pickaxe'i mäel juba alustanud uraani rikastamist või muid tuumategevusi. Trump ise ütles sama juba varem juulis, väites, et USA jälgib seda kohta, kuid ei näe mingeid tõendeid tuumategevuse kohta. Teaduse ja Rahvusvahelise Julgeoleku Instituut ehk ISIS nõustub sellega, sest nende satelliidifotod näitavad, et tegemist on alles ehitusjärgus objektiga, mitte sellisega, mida juba mingil moel kasutatakse. Siiski võib see olla Iraani eesmärk. Kuigi Esmail Bagai, kes on Iraani välisministeeriumi pressiesindaja, väidab samuti, et sellel objektil ei toimu tuumategevust. ISIS jättis endale taganemistee sõnaga ebaselge. Pole endiselt selge, millal Pickaxe'i mägi võiks tööle hakata. Samuti pole selge, kas Iraan plaanib endiselt rajada suuremahulist kokkupanekutehast, arvestades Iraani tsentrifuugiprogrammi hävitamist, sealhulgas Iraani võime valmistada tsentrifuugi komponente, mida on vaja kokkupanekutehase jaoks, ütleb rühm oma hinnangus. Järeldus. Pickaxe'i mäel ei näi praegu midagi toimuvat, kuid tegemist on maa-aluse baasiga. Mis iganes selle mäe all ka ei peitu, see on varjatud ja keegi ei tea. Võib-olla on Iraan juba alustanud tunnelite ehitamist mäelt otse Natanzisse. Võib-olla toimub praegu tuumamaterjali üleandmine ja keegi ei tea sellest midagi, sest satelliidifotod näitavad ainult seda, mis toimub maapinnal. See võib olla meiepoolne oletus, kuid see on samuti võimalik. Nüüd on meil üsna hea ettekujutus, mis on Pickaxe'i mägi, kuid küsimusi on endiselt. Kas USA suudaks seda kohta rünnata? Ja isegi kui suudaks, kas ta teeks seda? Vastuseid neile küsimustele uurime kohe ning vaatame ka, milles asi tegelikult on. Kõigepealt aga kiire meeldetuletus, et vaatate sõjasaadet. Kui saate meie kanalilt uusi teadmisi, siis on praegu ideaalne aeg tellida kanal ja lubada teavitused, et olla kursis meie järgmiste saadetega. Nii et suur küsimus. Kas USA suudaks Pickaxe'i mäge piisavalt tugevalt rünnata, et põhjustada sellise kahju, mis viiks selle objekti rivist välja? USA sõjaminister Pete Hegseth näib nii arvavat. Kui Hegsethilt seda küsimust küsiti, vastas ta: paljud meie võimekused on salastatud ning lisas: kuid kui keegi maailmas suudab jõuda ükskõik kuhu jumala rohelisel maal, siis on see Ameerika Ühendriikide sõjavägi. Maailma kõige võimsam sõjavägi. Ebamäärane on kõige viisakam sõna, mida selle väite kirjeldamiseks kasutada saab, sest Hegseth ei paku tegelikult mingit konkreetset strateegiat Pickaxe'i mäe ründamiseks. Ja sellel on hea põhjus, miks sõjaminister tundub kidakeelne. See mägi on tõeline kõva pähkel. Tuletame meelde Actoni väidet, et nii sügaval maa all asuvat punkrit oleks võimatu tabada. Acton täiendas seda väidet, osutades, et USA võiks rünnata Kirkamäe sisse ja väljapääse, mis annab vihje võimaliku lähenemisviisi kohta. Aga enne seda on veel asju, mis muudavad selle tuumarajatise hävitamise keeruliseks. TW märgib, et 100 meetri või enama sügavusele maa alla maetud Kirkamägi oleks kõige sügavam kõigist rajatistest, mida Iraan seni on ehitanud. See omakorda muudaks selle palju raskemini kahjustatavaks nende õhurünnakutega, mida USA on korraldanud Natanzis ja teistes tuumarajatistes. USA ja Hegseth vastaksid sellele probleemile tuues välja, et Ameerikal on punkripurustuspommid. Siiski, kas isegi kõige suuremad ja võimsamad neist pommidest suudaksid hävitada rajatise, mis on maetud nii sügavale nagu see, mis asub Kirkamäel, jääb veel näha. Teoorias võiks see juhtuda, kuid selleks, et USA'l oleks üldse mingit edu, peaks ta kasutama oma suurimat punkripurustuspommi, GBU-57 Massive Ordnance Penetratorit ehk MOPi. Spetsiaalselt selliste sihtmärkide nagu Kirkamägi jaoks loodud pommikoletis kaalub 13 600 kilogrammi ja suudab läbistada tugevalt kindlustatud ning sügavale maa alla maetud sihtmärke. MOPile kinnitatud lõhkepea kaalub Army Recognitioni andmetel 2082 kuni 2600 kilogrammi, nii et USA ei toimetaks kohale. 13 600 kilogrammi puhast tulejõudu. Tegelikult teeb umbes kuuendik MOPist kogu kahju, kuid kuni 2600 kilogrammi lõhkeainet, mis plahvatab suletud rajatises, on enam kui piisav, et põhjustada tõsiseid konstruktsioonikahjustusi. Siiski on siin kõige olulisem läbistusvõime ja just sellega seisab USA silmitsi väljakutsega. MOP suudab tungida kuni
60 meetrit läbi kivimi või raudbetooni. see jääb Kirkamäe sihtmärgist 40 meetrit lühemaks. kui see on nii, siis mida saavad USA teha, et tagada rajatise hävitamine? Ilmselge vastus on korduvate löökide andmine, tuginedes mopi täpsusele, mille ringtõenäoline hälve on vaid mõne meetri piires, et ülejäänud töö ära teha. See oleks kõige lihtsam strateegia. Ründa Kirkhamri mäge ühe korra, et tungida kuni 60 meetri sügavusele. Siis löö täpselt samasse kohta uuesti, et tungida otse rajatisse. USA peaks selle lähenemise teostatavaks muutmiseks kõrvaldama rajatist ümbritseva õhutõrje. Ja on võimalus, et asjad võivad valesti minna. Kui sihtmärgist teist korda mööda lastakse, tuleks rünnakuid korrata seni, kuni USA võib olla kindel, et on tabanud Iraani maa-alust rajatist. See on riskantne ja kulukas. Iga MOP maksab miljoneid dollareid ja Iraanil on vaja vaid ühte õhutõrjeüksust, et tabada otse ning muuta rünnak USA jaoks katastroofiliseks. Samuti oleks raske kindlaks teha, kui palju kahju tegelikult tekitati, kui üldse. Kirkhamri mäe rajatis asub maa all, seega pole kahju hindamine satelliidifotode abil sugugi lihtne. Aga võib-olla on veel üks võimalus. Acton mainis seda juba. Rünnata sisse ja väljapääse. ISIS märgib, et Kirkhamri mäel näib olevat 2 paari maapealseid sissepääse, mis oleksid USA-le ja nende võimsatele punkripommidele ilmselged sihtmärgid. Sama rühm juhib ka tähelepanu sellele, et varasemad rünnakud võiksid aidata kujundada Ameerika lähenemist Kirkhamri mäele. Mitmel juhul on USA rünnanud ventilatsioonishahtisid, mis on nõrgad kohad ja võimaldavad sellistel relvadel nagu MOP tungida sügavamale, kui see maapinda tabades muidu võimalik oleks. ISIS juhib tähelepanu ka maapealsetele elektriliinidele, mis on vajalikud rajatise töös hoidmiseks. Nii hakkab kujunema lähenemisviis. Väiksemad punkripommid võiksid kokku varistada sisse- ja väljapääsuteed Kirkhamri mäel, samal ajal kui õhurünnakud hävitavad nähtavad elektrivarustused. Ventilatsioonishaahtid on suurem väljakutse. Mitte kellelgi peale Iraani ei ole Pickaxe Mountaini rajatise skeeme, kuid Ameerikal on olemas skeemid varasemate rajatiste kohta, mille ehitas Ahmad tuumarelvade programm, nagu ISIS märgib. Eeldusi ehituse kohta saab teha. Ja isegi kui MOP-id ei taba ventilatsiooniavasid, võib maapealne kahju olla piisav, et rajatis sulgeda, andes Ameerikale aega korduvalt proovida ülesannet täita. Kus on tahe, seal on tee. Või õigemini, kus on mopp, seal on tee. Kui teoreetiline lähenemine on olemas, jõuame tagasi teise suure küsimuse juurde, mille me varem esitasime. Kas USA ründaks Pickaxe Mountainit? Trump on väitnud, et mägi on Ameerika sihikule võetud, kuigi ta on ka vihjanud, et USA ründaks, kui olukord Hormuzi väinas halveneb. Nii et taaskord jõuame peamise mõjutusvahendini, mis Iraanil on oma võitluses USA vastu. Hormuzi blokeerimine on olnud Iraani jaoks äärmiselt tõhus. See ainus VT on üks maailma tihedamaid laevateid, kus umbes 20% kogu maailmas müüdavast naftast ja veeldatud maagaasist liigub läbi selle väina. Väina blokeerimine on võimaldanud Iraanil avaldada survet kümnetele riikidele naftahindade tõusu kaudu, mis omakorda survestab USA-d oma rünnakuid peatama, kuna mõjutatud riigid hakkavad USA-le survet avaldama. 24. juuli raportis teatas USA Mereväe Instituut, et liiklus väinas püsib madalal tasemel pärast juba 13. järjestikust päeva kestnud taasalanud USA rünnakuid Iraani vastu. 13.–19. juulini toimus vaid 78 ületust, võrreldes eelneva nädala 174-ga. Siiski ähvardab Trump, et Hormuzi olukord peab veelgi halvenema, enne kui Pickaxe'i mäge rünnatakse. See just halvenes. 26. juulil tuli uudis, et Hormuzi väinas plahvatas naftatanker pärast seda, kui ta sõitis otsa Iraani poolt veeteele paigutatud meremiinile, mille eesmärk oli takistada loata läbipääsu. Iraani võimud väidavad, et tanker kaldus kõrvale määratud navigatsiooniteelt ja maksis selle eest lõivu. Neid marsruute kasutavad tankerid, mis on saanud Iraanilt loa läbipääsuks. Põlev ja purustatud naftatanker on seni kõige kindlam märk sellest, et Iraan on valmis täielikult hävitama kaubalaevu, mis ei järgi tema reegleid. Kui see tankeri hävitamine aset leidis, alustasid Iraani käsilasjõud Punasel merel samuti kaubalaevade ründamist. Ja nüüd võib mängu tulla ka Kaspia meri. Samuti teatas Al Jazeera 26. juulil, et Ukraina oli tabanud Iraani kaubalaeva Kaspia merel. Iraani režiim kutsus kohe Ukraina diplomaadid välja seoses selle tegevusega, väites, et tegu oli vaenuliku ja kriminaalse aktiga. Ukraina väidab, et tal on õigus rünnata Iraani kaubalaevu, kuna paljud neist laevadest veavad relvi ja varustust, mida Venemaa kasutab oma sissetungis Ukrainasse. On tekkinud püssirohutünn ja sütik on väga lühike. Võitlus Iraani ja Ukraina vahel võib kohe puhkeda ning on selge, et Iraan ei kavatse kuulda võtta Trumpi hoiatusi Hormuzi väinast eemale hoida. Kõik tingimused USA rünnakuks Kirkamäe vastu on nüüd olemas. Pärast kõike, mis on juhtunud päevadel pärast Trumpi hoiatuse andmist, võib USA seda rünnakut praegu juba planeerida.
siiski ei saa me eirata tõsiasja, et enamik inimesi usub, et Kirkamägi ei ole veel töökorras. See tekitab küsimusi sellise rünnaku tegeliku väärtuse kohta USA jaoks, kui nad püüavad takistada seda, mida nad peavad Iraani kasvavateks tuumavõimekusteks. Pole mingi saladus, et hoolimata kogu kära Hormuzi väina ümber, on Iraani tuumaprogramm Ameerika jaoks kõige suurem tüliõun. See programm ei ole toonud kaasa tuumarelva. Pole selge, kas Iraan üldse kavatseb tuumarelva arendada või toodab rikastatud uraani lihtsalt selleks, et ähvardada võimalusega, ilma et nad selle tegelikult ellu viiksid. Ja arvestades Iraani pikka ajalugu salajaste tuumaprojektidega tegelemisel, ei saa USA kunagi olla päris kindel selles, mida selle riigi režiim ütleb. Võib-olla on Kirkamägi töös. Võib-olla töötatakse seal tuumarelvade kallal. Need kaks võimalust muudavad selle mäe kohe USA jaoks väärtuslikuks sihtmärgiks. Lisaks sellele, isegi kui Kirkamägi pole veel tõesti töös, on ilmne, et Iraan kavatseb selle tööle panna. Nad ei kulutaks nii palju aega ja raha ehitustöödele, kui neil poleks seda plaani. Ja USA jaoks võib ennetav rünnak, mille eesmärk on rajatis hävitada enne selle tööle hakkamist, olla sama väärtuslik kui rünnak mõnele Iraani tuumarajatisele, mille aktiivsuses on USA täiesti kindel. USA võiks ka väita, et on juba teinud vajaliku kahju Iraani teistele tuumarajatistele. Natanz, mida me varem mainisime, sai löögi 2025 aastal ja uuesti märtsis. Isfahan, mis on Iraani suurim tuumauuringute kompleks, sai tabamuse allveelaevalt välja lastud tiibrakettidega operatsiooni Kesköö haamer käigus. Kuigi Wall Street Journali andmetel toimub seal endiselt piisavalt tegevust, et USA kaaluks järelrünnakut. Salagant 2 taastatakse samuti vaikselt pärast rünnakuid. 2024 aasta oktoobris ja 2026 aasta märtsis. Fordo ei pruugi enam olla oluline tegur. See oli objekt, mida USA ründas ventilatsioonishahti strateegiat kasutades. Sama võimalust pakkusime välja ka Kirkamäe puhul. Sellel objektil on siiski veel maapealseid sihtmärke, mis muudavad selle uueks rünnakuks sobivaks. Nii et Ameerikal on valikuid. Kuid tegelikult on Kirkamäest saanud sihtmärk number 1. Kui see nii ei oleks, ei mainiks Trump, Hegseth ega administratsioon seda nimepidi. USA jaoks ei pruugi asi olla selles, kas rajatis töötab või mitte. Kirkamägi võib hoopis olla seotud sõnumiga, mis saadetakse. See on Iraani kõige sügavam tuumarajatis. Kui USA suudab seda rajatist tabada oma mopp-pommidega, saab Iraan teada, et isegi nii sügavale maa alla kaevumine, et see on tehniliselt väljaspool mopp-pommide ulatust, ei ole lahendust. See võiks avaldada Iraanile survet Hormuzi blokaad lõpetada. Vähemalt tundub, et see on Ameerika plaan. Ainult aeg näitab, kas USA võtab oma Kirkamäe ähvardusi tõsiselt. Ainus kindel asi on see, et see, mida Iraan on aastaid püüdnud varjata, on nüüd saanud Ameerika Ühendriikide sõjaväe peamiseks sihtmärgiks. Ja võib-olla ei too USA Kirkhaamri mäele ainult mopi. Väiksemaid, 907-kiloseid punkripomme on juba kasutatud Iraani raketilinnade vastu, kus need on tunnelid kokku varistanud ja sissepääsud hävitanud. Kas need väiksemad pommid võiksid Kirkhaamri mäel kasutusele tulla? Otsusta ise, kas need võiksid USA-d aidata, vaadates meie videot, kus uurime nende varasemat kasutamist Iraanis. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida sõjasaadet ja lülita märguanded sisse, et olla kursis meie kajastustega viimastest arengutest Pärsia lahe piirkonnas. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!